Tere tulemast tagasi kuulama ja vaatama hoolimise lauanurka. Täna on meie hoolimise lauanurga 4. saade. Eelnevates saadetes oleme rääkinud tugispetsialistidest, oleme rääkinud lapsevanematest, oleme rääkinud õpetajatest ja just selle nurga alt, et milline on siis nende töö, milline on nende koosolek toevajadusega noorega, mida see tähendab ja kuidas võiks siis olla elu parem nii tugispetsialistil, õpetajal kui ka lapsevanemal, et tagada see kõige olulisem, et noor liiguks iseseisvama elu poole. Täna 4. saates võtame vaatluse alla veidi suurema aspekti või tüki. Me räägime tuleviku tööturust. Me räägime tuleviku töötajast või õigemini öeldud tuleviku töötegijast. Me võtame aluseks äsja ilmunud OSKA tuleviku raporti töö ja oskused aastal 2035, mille koostas majandusekspert Ott Pärna. Töö ja oskuste raport 2035 toob välja tuleviku trendid, mis tööturgu ees ootavad. Ja ma arvan, et seda on kasulik teada nii noortel, nii lapsevanematel, kui ka õpetajatel, ekspertidel, poliitikutel. Tänases saates me püüame mõtestada lahti tuleviku töötrende ka läbi selle, kuidas just toevajadusega või erivajadusega noored oleksid selleks paremini nagu valmis ja mida nad siis tuleviku tööturust teadma peaksid, et suudaksid teha täna juba paremaid otsuseid oma haridusteel. Selleks olen ma saatesse kutsunud 2 väga ägedat inimest ja esimene nendest on Ott Pärna. Tere! Tere päevast! Ott on majandusekspert. Kuidas sa ise ennast, Ott, meie kuulajatele ja vaatajatele iseloomustad? Tere päevast! Ma olen Ott Pärna, ennekõike ma olen majandusekspert, ma olen Tartu Ülikooli külalisprofessor majandusteaduskonnas, aga ma olen täna siis ka Tallinna Tehnoloogia kolledži direktor kolledžis, kuhu me paneme kokku 4 suurt kutsekooli Tallinnas, ehk siis Lasnamäe mehaanikakooli, Tallinna Polütehnikumi, Tallinna Tööstushariduskeskuse ja Tallinna Ehituskooli ja meil õpib kokku circa 6000 õpilast. Samal ajal ma olen ka spordiaktivist, eluaeg ise sporti teinud ja aidanud spordikorraldusele kaasa, spordi vabatahtlikku tegevust innustanud, et selles mõttes ka kogu see liikumisharrastuse maailm läheb mulle väga korda. Aitäh! Veronika, kuidas sina ennast iseloomustaksid meie vaatajatele ja kuulajatele? No, Astangu keskuses direktori asjatäitjana see siis võib-olla ametinimetus ei ütle väga midagi, aga vastutan siis strateegiaga seonduvate küsimuste eest, õigusalaste teemade eest ja kvaliteediteemade eest, sealhulgas õppijate kaebused, mis on alati hästi huvitavad ja alati hästi teretulnud. Ja ennast võib-olla iseloomustaksin veel juurde kui sellist tehnoloogia ja raamatuhuvilist. Aitäh! Väga tore. Võib-olla veel sissejuhatuseks teile, et kuhu te siis täpselt sattunud olete, et hoolimise lauanurk on podcast, mille üheks idee autoriks on Astangu vilistlane Remi, kes on ka selle saate projektijuht meil ja me püüame seda saadet teha selliselt, et me oleme heatahtlikud, aga samal ajal me oleme ka, kui vaja, kriitilised asjade üle. Ehk me püüame rääkida asjadest nii, nagu on, otse, ilma kurve võtmata, aga samal ajal, kui me nendest räägime, siis me püüame alati jääda ka väärikaks. Ehk siis ka teile täna, kui te jagate arvamusi, ärge rääkige ümmarguselt, rääkige nii, nagu elu on, ja ma usun, et on ka kuulajatel ja vaatajatel seda põnevam seda saadet jälgida. Vot nii.
aga nagu meil kombeks on saanud, siis sissejuhatavas lõigus iseloomustab mõni samuti väga äge ja tore inimene siis tänast saate teemat. Ja täna selle sissejuhatava lõigu, kes siis iseloomustab tööturgu veidi selliste provotseerivate küsimuste pealt, on Kadi Kreis, kes on Tartu Kunstikooli direktor. Vaatame nüüd seda lõiku ja siis läheme edasi. Iseloomustage palun teie arvates, milline näeb välja tuleviku töö? Ma arvan, et me peaksime tegema vähem. Me peaksime tegema täpselt nii palju, kui inimesel eluks on vajalik. Me võiksime teha vähem ükskõik kus, ka IT-s näiteks, ka AI-s. Me peaksime tegema seda, mida inimesel eluks on vaja ja siis ülejäänud ajaga olema rohkem inimesed. Et olla efektiivsem, olla ma ei tea, hoidlikum. Ma ei taha öelda säästlikum, aga hoida elu, olla kestlik, aga see tähendab minu jaoks ka inimese hoidmist ja see tähendab mõtestatud tegutsemist. Kas see on pigem Tartu või Tallinn? Ja ma küsiks hoopis, et miks mitte Mõisaküla või Vasseliina või Püssi. Ehk et ma vaataks tervet Eestit, aga mul on kahju, et me siiski oleme liikunud praegu Suur-Tallinna suunas, aga ägedam on elada hoopis näiteks tund aega Tallinnast eemal. Aga miks mitte minna nendesse kohtadesse, kus sul on järv seal samas, mets seal samas, suurepärased koolid, lasteaiad, sportimisvõimalused ja töö ei ole kaugel. Kas see on pigem Picasso, Monet või Suppi? Ja, et minu esimene haridus on maalikunstnik, nii et ma olen isegi Supi maaliklassis olnud ja temaga kokku puutunud, Picasso ja Monet'ga muidugi mitte. Aga ma vaataks hoopis noorte poole, et noorte kaasaegsete kunstnike suunas ja sest et kaasaegne kunst ja noored, et üldse kunstnike roll ühiskonnas on näidata, kuhu suunas maailm liigub. Kunstniku roll on olla, kunstnikud on tundlikumad selles osas ja peegeldavad läbi oma loomingu. Ma väga soovitan Eesti noori kunstnikke, ma just vaatasin, et Eesti kaasaegse kunstimuuseumis on hetkel väljas noorte kunstnike rühmitus ja ma siin ei saa ka jätta ütlemata nimetama mõned võimsad naiskunstnikud siiski praegu, kuigi see pole nii oluline, kes on Tartu Kunstikooli vilistlased, Merik Kestna, kes esindab sellel aastal Veneetsia biennaalil Eestit, Tartu Kunstikooli vilistlane Siiri Jüris, Regina Maretta Soonsein ja sellelt näituselt Karol Ainsar ja Kertu Rannula ja paljud teised veel. Ehk et ma julgustan rohkem vaatama kaasaegset kunsti, mis peegeldab neid samu küsimusi, kuhu me läheme. Aga kui tagasi selle Picasso, Monet ja Subi juurde, et kunsti ajaloost, võib-olla modernismist, millegi pärast ma mõtlen praegu rohkem saksa ekspressionismile, ehk et see peegeldab seda aega, kus me oleme, mis siis oli ka Euroopas 2 maailmasõja vahel või 1. maailmasõja ajal, et ma ütleksin Otto Dix ja Max Ernst ja Kätte Kolvitš. Ma läksin väga kunstiteemaliseks, aga tegelikult kunst peegeldab seda, mis ühiskonnas on. Kas see on pigem Von Katt, Tammsaare või Orwell? Ja, ka oli väga hea küsimus, pani mõtlema. Ma Orwelli ei tahaks kindlasti, seda tulevikku ma ei tahaks. Vonnegut on humanistlikum, rohkem nagu usub inimesse ja arvab, et inimene ise on, ma ei tea, nendes hädades süüdi. Ja Tammsaare ma ei tea, ma hakkasin mõtlema, et mida tahaks keerulistel aegadel. Mulle meeldib
keerulistel aegadel või keerulistes situatsioonides pigem vaadata elu nagu filmi ja nagu absurdiga hoopis. Ja ka tihti pöörata sellise muinasjuttude või mütoloogia poole, kus on selline inimeseks olemine või nagu maailma olemine olemas kõikidel rahvastel. Et ma mõtlesin, et võtaks ise nüüd ka aasta lõpus ja jõulude ajal kätte hoopis mõned soome-ugri rahvaste lood näiteks või kivirähk, kes on toonud meie mütoloogilisi olemusi selline satiiriga, et ma jõudsin selle mõtisklusega hoopis nii, et põhjakonn ja kratt ja kas nad iseloomustavad seda aega, mis meil praegu on. Aitäh Kadile Tartust, Tartu kunstikoolist ja ma küsin ka teilt siis, et mis see tuleviku tööturg on ta pigem Tallinn või Tartu? Ott? No ma ei tea, ma seisaks pigem siis Hiiumaa ja Otepää eest, et ma pigem arvan, et võiks mõelda nii, et kas ikkagi võimalik on seda teha kuidagi nagu eemal nendest suurlinnadest, et COVID ju näitas, et kodust saab tööd teha küll. Nüüd mis on huvitav see minu raport räägib ka sellest, et eks ainult peaga tehtavat tööd kipub see tehisaru rohkem üle võtma kui käe ja peaga tehtavat tööd. Ja seepärast distantsilt saab teha pigem ikkagi ainult peaga tehtavat tööd, mitte pea ja käega, et see on see küsimus, aga ma ikkagi püüaks mõelda jah, et seda tööd on võimalik teha kaugemal, kindlasti sellist kallimat ja keerukamat tööd äkki või? Aga ma räägin, täpselt see tehisaru pool seab väljakutseid terve rida ameteid, mida tehti siin distantsilt, inimesed elasid Tais ja tegid graafilise disaini lahendusi ja täna need töökohad võib-olla on neid vähemaks jäänud. Veronika, kuidas sina arvad, kas tulevikutöö on pigem Tallinn või Tartu? Võib-olla üldse Tai, eks ju. Aga huvitav ongi minu arust see, et see sama kui COVID tõestas meile, et tööd võib teha ükskõik kust, kui see töö on peaga tehtav, et siis mis minu jaoks on nagu huvitav areng on see, et viimaste, ma ei tea, aasta pooleteisega on vastupidi, eks ju, ettevõtted, ka suured ettevõtted, seal Meta ja nii edasi, läinud tagasi selle juurde, et ei, kutsume kõik ikka tagasi kontorisse, kõik peavad kontoris olema, et mis Eesti kontekstis Eestis on nii palju sellist elukeskkonda, mis on ju nii tõesti sinu vaimset tervist toetav, tuleviku kontekstis see vaimne tervis omandab, ma arvan, veel olulisema tähtsuse, inimesed teadvustavad võib-olla seda rohkem, et võib-olla tõesti äkki tulevikutöö on see, et vastavalt sinu vajadustele ja sinu võimalustele, et võib-olla kuidagi see keskustesse koondumine ikkagi mingil määral äkki pidurdub. Ja nüüd, kui tulla nüüd kunstilainele ja kultuurilainele, et kui sa mõtled tuleviku töö peale ja püüda seda siis läbi maalikunstnike, Picasso, Monet või Subi vaadata, et mis teil samastub sellega või samastub hoopis keegi neljas kunstnik? Mu Subi väga meeldib, mul on tema üks repro kodus kapi otsas. Aga kas ta on nagu muuseum või ta on nagu siis ikkagi nagu tuleviku? Ja me räägime ikka tulevikus, ega me ei tea, milliseks see tulevik täpselt läheb, et kas ta on nüüd päris, siin oli vist küsimus, et kas on Tammsaare või siis selline maailma lõpulikum vaade asjale ka, et see maailma lõpp niipea veel ei tule, et pole ta siiamaani tulnud, ega ta ei tule ka, aga see maailm on võib-olla tundmatum ja pakub rohkemaid võimalusi ja teistsugused võimalusi inimestele, see on küll kindel mats. Et nii, et autoritest sa, kui kirjanikest räägid, sa pigem ütled, et Tammsaare olla ei saa. Orwell Tammsaarega see peaks natuke nagu targemat tööd tegema, see mitte lihtsalt, et ma teen tööd sellepärast, et äkki see armastus kunagi tuleb, et see peaks nagu targemat tööd tegema. Me teame seda, et kõrgtehnoloogiline käsitöö on ju, et ühelt poolt on see kõrgtehnoloogiline väga täpsed masinad, seadmed, tehased ja teises otsas see käsitöö. Vormel ühte tehakse käsitsi täna, eks, et suurtes disainimajades on ju, Dolce Gabbana, eks, joonistatakse jätkuvalt käsitsi on ju, et kuidagi see inimene ja masin eksisteerivad koos, aga lihtsalt see inimene peab vähe sellist nutikamat tööd tegema või hiljem masinatega võimestada seda, mida on see inimene teinud, et see ikkagi ei ole see, et me siis naabrimehega võidu siin kraavi kaevame ja õnnelikum on see, kes siis pikema kraavi elu jooksul valmis kaevab. Okay. Kuidas sa, Veronika, kommenteerid seda, mis sa näed kunstnikest ja kirjanikest, et kes see nagu sinu samastub tulevikuga?
Ma pigem tahakski võib-olla hoopis seda kirjanike poolt, et mulle raamatud on südamelähedaselt, kuigi kunst ka, aga just raamatute poole pealt, siis ma just mõtlesin selle peale, et kas Orwellilik ühiskond nagu mõnes mõttes juba on, eks ju, igal pool kaamerad jälgivad, keegi kogu aeg kuskilt kuulab sind, aga ma arvan, et see on ikkagi mingisugune komplekt sellest, et nagu nii sellest Vonnegutist, Tammsaarest kui Orwellist kõik kokku, et noh, mis ma võib-olla lihtsalt ütleksin siia ka, et kuidas on ju selline asi olemas nagu see Amari seadus, eks ju, mis ütleb, et me tegelikult inimesed ülehindavad neid lühiajalisi tehnoloogia mõjusid ja alahindavad neid pikaajalisi tehnoloogia mõjusid, uue tehnoloogia mõjusid. Et ma arvan, et ongi, et võib-olla hästi palju on nagu keskendutakse sellistele nagu suurtele või nii-öelda arvatakse, et see nagu niimoodi kardinaalselt muudab midagi meie elus, aga samas see nii-öelda me peame ise ikkagi panustama sellesse, et tehnoloogia iseseisvalt ei muuda, et me peame ise muutma seesama, et ta peab olema nii-öelda meie tööriist ja mitte see, et mis siis nagu kuidagi meid nii-öelda valitseb või ma ei tea, kuidas see iganes. Mul selle Orwelliga meenus 1984 oli Apple Macintoshi reklaam Super Bowlile, on ju. See on üks andekamaid reklaame üleüldse, et pange YouTube'i sisse, vaatke see Super Bowli Apple'i reklaami, et väga andekas, seal oli just see murrangulisus, et maailm on teistsugune pärast 1984, kui ta oli ennem seda ja Apple Macintoshi tuleku kogu Apple'i generatsioon sai ju alguse, et selles mõttes selline murranguline aeg on kindlasti just seda AI teemal, et ikkagi esimest korda maailmas tegelikult süsteemid ongi võimelised inimese töö ära tegema, inimese eest mõtlema, jah, nad lähevad aasta-aastmelt keerukamaks ja me oleme kaugel nüüd sellest superintellektist, kes siis ongi 10 000 korda inimese ajuvõimsust, on ju, hinnatakse sinna kuskil 50 aastaga, et praegu on ikka selline suhteliselt lineaarne AI, kes suudab ära lahendada ülesande, mis sa talle annad, et tal täna võimekust mõelda nagu inimene nagu holistiliselt veel ei ole, sinna me jõuame nagu varsti, aga jah, see superintellekt, sinna läheb võib-olla 50 aastat veel aega, see on see, kus nüüd kardetakse, et äkki siis võtabki nagu maailma kuidagi juhtimise ja inimese korraldamise üle. Kas aastaks 2035, sa vist seda teemat nüüd otseselt ei käsitlenud võib-olla, aga kas on võimalik, et AI võtabki sama need ka kunstnike tööd üle, et AI teeb kõik asju ja ka kirjutab raamatuid, et ka meil polegi tulevikus enam kunstnikke ega pole ka kirjanikke, sest selle teeb ära AI? Eks ta suudab seda täna ka teha, aga tegelikult see on nagu hingetu ja kõhetu, on ju, et see lugu, seesama, kui sa küsigi, on see supimaal või pole tema maal, et see lugu, et see on tema maal ja kuidas tehti ja kes see naine oli, keda ta siis maalis seal ja nii edasi, et kõik see lugu ja story asja juures on see, mis selle hinge sisse paneb ja mis lõpuks ka selle hinnalipiku külge paneb. Et kui sa tiražeerid mingeid asju nagu täiesti anonüümselt tehas, siis ta on sama asi, aga kõhetu, hingetu. Et ma arvan, see ongi see vahe, ja see näitab ka seda, et kuidas mulle seda inimest tuleb rohkem esile tuua selle toote juures. Ma tean, see Amazoni juht Jeff Bezos räägib sellest, et professional pride, ametikoha uhkus. Et me peame olema erinevatel ametikohtadel uhked selle üle, mida me teeme, et vähesed meist on nähtavad kliendile. On ju, Jeff Bezost me näeme Amazoni taga, võib-olla paari Amazoni inimest veel kõik, aga kõik teised, kes Amazonis töötavad selleks, et see maailma suuri veebikaubamaja püsti oleks, kõik nemad peavad olema oma ametikoha üle uhked, tegema oma tööd maksimaalselt hästi, on ju, ma ei tea, koos käivad mingid testijate kogukonnad ja igasugused asjad, on ju, millest enamus inimesi ei teagi, aga nemad oma ametikoha sees või ümber suhtlevad, lävivad, ajavad nii-öelda seda naela teravaks on ju, et mismoodi see maailma parimalt teha seda konkreetset ametit või rolli, et see on kindlasti see, et kõik ei ole nähtav, aga need nähtamatud kihid peavad olema ka perfektsionistid ja kuidagi omavahel lävima ja sotsiaalselt ma ei tea, suheldes siis seda vibe üleval hoidma, et miks ka meie töö peab tähtis olema, olenemata sellest, et me siis meid CNN-i, ma ei tea, esmaspäeva hommikuses uudiste saate siin näidata. Üks praktiline küsimus ka, ma küsin Veronika käest, ma tean, et sulle meeldib väga raamatuid lugeda ja sulle meeldib just paberraamatuid lugeda. Et kui ma vaatan Oti raportit töö ja oskused aastaks 2035, see on üle 100 lehe pikk, väga hea raport, väga põhjalik raport, aga mis sa arvad, kas aastaks 35, kas neid paberil antakse veel üldse kunagi raportid tulevikus välja aastal 2035 ja ka tavalisi raamatuid? Ma arvan küll, jaa. Ma arvan, et selliseid, võib-olla see jääbki selliseks niši tooteks, eks ju, et paberil raamat.
aga kas või raamatukogude jaoks ma arvan, et nad siiski jäävad. Minule, mulle väga meeldib just hoida seda füüsilist raamatut käes ja seda lehitseda. Lisaks sellele see uue raamatu lõhn ka on selline midagi hoopis teistmoodi. Aga mis võib-olla kunstnike poole pealt, sest on ju neid kunstnikke, kes juba tänapäeval kasutavadki, eks ju, tehisintellekti, et teha mingisugune põhi, eks ju, oma tööle ja siis panevad sinna peale enda loomingu. Et jällegi seesama koostöö, eks ju, et sa kasutad seda, ma ei tea, selliseks enda jaoks kasuliku tööriistana, et see võimendada midagi, mida sa ise tahad luua. Kui seda raamatute teemat, kas paberil või digitaalselt rääkides, piibel on paberil, on ju. See pole voodikrole piiblit digitaalselt, on ju. Et eks siis raamatud, mille juurde sa pöörsud tagasi või kus sa jälle vaatad, mis see mõte oli. Eks see trendiraport ka, ta ei ole lihtsalt nagu storybook, ta on seda ka, aga ta on tegelikult, seal on 400 erinevat allikat, millele on viidatud, on ju. Et ta on midagi, kus sa nagu pusid mingit nurka, paned kinni, pärast vaatad mingit teist kohta edasi. Ja selliste asjadega mugavam, kui ta on sul paberil, kui et digitaalselt. Aga mis seda kunsti puudutab, mul tuli meelde Linnar Priimägi kunagi rääkis sellest, et kas rumal inimene peaks kunstisaali minema. Et kui sa nagu ei mõista nende kunstnike mingid lugusid ja nende maalide lugusid, et kas sa võiks sinna minna. Tema ütles, peab minema. Et vahet ei ole, kui palju sa sellest kunstist või kunstnikust või maalist tead, sa tõlgendad seda erinevalt. Aga sa kindlasti tõlgendad. Ja sellest piisab. Ja selleks see kunst ongi, et igal ühel on oma mingid järeldused, arusaamad sellest, ühel meeldib üks teisele teine, vaatamata sellele, kui põhjalikult ta siis seda eel- või tagateadmist omab. Aga ja liigume nüüd siis juba rohkem teemasse sisse. Ott, sa oled teinud ka 10 aastat varem raporti, siis, mis vaatas töötrende tuleviku aastani 2025. Nüüd siis tegid teise raporti aastani 2035. Mida sa praegu hindad, et mida sa esimeses raportis ei suutnud ette näha? Tead, kõigepealt mõlemad raportid on veebis kättesaadavad. Googleldage töö ja oskused 2025 ja 2035, mõlemad on olemas seal. Vaadake ise. Ütleme, laias plaanis eelmine raport ka pädeb. See uus ei ole järg, uus on kirjutatud teistmoodi. Just sellepärast, et paljud asjad, mis eelmises raportis oli, tegelikult pädevad täna ka, neid ei ole vaja ümber kirjutada ega väga palju täiendada. No võib-olla jah, see tehisaru teemad seal sees ei olnud, aga seal päris palju teisi põnevaid teemasid tasub vaadata ja ma arvan, see pädeb jätkuvalt. Ja just me tegelikult, see enne oli juttu ka sellest Amara seadusest, et me hindame võib-olla asjade lühiajalist mõju üle ja pikaajalist ala, et täpselt see sama. Et need asjad ei muutu nii kiiresti. 10 aastat pikas ajaloos on nagu väga lühike periood. Aga mis sa ütleksid, mis muutunud ei ole tegelikult siis 10 aastaga siis? No kas selles samad suured, ütleme, väljakutse valdkonnad ühiskonnas, mis tegelikult loovad nii, ühelt poolt tekitavad probleeme, teiselt poolt loovad ärivõimalusi, on ju. No kogu see rahvastiku vananemise teema. Ehk siis tooted, teenused vanematele generatsioonidele, igasugused sotsiaalhoolekande lahendused, ma ei tea, Jaapanis kasutatakse roboteid, et seenoritel oleks kodus kaaslased, on ju, et kõik see trend loob väga palju ärivõimalusi ka, eks, või kogu see keskkonnaga seotud teemad, et siin ma vaatasin, raportis räägitakse riskidest, ka sellest viimases trendiraportis palju, et kui lühiajaliselt tulevad üles jah, sellised, meil oli vahepeal COVIDiga seotud riskid, et siis on sellise geopoliitikaga seotud riskid, aga need on selles mõttes ikkagi suhteliselt lühiajalisem vaade, pikas vaates ikkagi maailma top 5 riske on seotud keskkonnaga. Et jällegi, suur väljakutse valdkond, samas loob ka väga palju uusi ärivõimalusi, töökohtasid, et sellised trendid ei murdu kuidagi kiiresti. Ja võib-olla mis on veel, et kui me mõtleme ka töökohtade olemust, et kui kunagi oli see, et üks inimene oli spetsialist, on ju, siis oli see teekujuline haridus, et inimene on spetsialist ja siis tal on mingid üldoskused, natuke IT-pädevusi, ma ei tea, natuke suhtlemise, juhtimisoskust, eks. No siis me läksime edasi, oli see piikujuline haridus, et meil on spetsialist, meil on üldoskused ja siis meil erialapõhised digioskused, on ju, ma ei tea, oskame CNC pinki programmeerida näiteks, eks. Aga üha enam jõuame edasi see nii-öelda kammkujuline haridus, et me oleme mitmes valdkonnas spetsialist, siis need üldoskused ja siis digioskused, on ju. Ja siis veelgi enam tegelikult me näeme inimesi, kes on spetsialistid mitmes valdkonnas, mis ei ole niivõrd omavahel seotud, aga mingis kastmes võib sellest kasu olla. Ja nüüd see elu ja töökohad ja kõik see on sealt tagantpoolt otsast. Ehk siis kui ma täna noori ka koolis koolitame, on see laiapõhisus ja see mitmed erialade seostamise oskus ja ise omadeski mitut spetsialiteeti. Ma ei tea, ma olen majandusekspert, ma olen tegelikult treener, ma olen abipolitseinik, täna olen koolijuht. Et võib-olla koolijuhi ametis
on mul nendest 3 teisest dimensioonist mingi kasu, on ju, iseseisvalt ei pruugi nad nagu seotult olla, eks. Ja seetõttu aga jah, et üha rohkem töökohti tekib sealt tagapool otsas, mis ma kirjeldasin ja nii kui ma räägin ümberõppest inimeste mõttes, on täitsa okei, et me õpime täiesti uue professiooni juurde ja meie vana professioon ja uus professioon mingis uues kastmes võivad mingisuguse tähenduse luua ja mingit väärtust anda ja meile töökoha anda või me suudame päris elus mingit vahvaid väljakutseid lahendada. Veronika, kui sa nüüd seda uut normaalsust, mida Ott kirjeldas, püüad tuua erivajadustega inimeste nagu maailma ja ka Astangule, mis me teeme. Et mis sa ütleksid praegu siis erivajadusega õppijale ja tema vanemale rahustuseks? Sest olukorda muudab nagu sest kõik see suur muutus, mis Ott praegu kirjeldas, ma ise läksin juba ka ärevaks, et mis kõik tulema hakkab, et kuidas sina rahustaksid? Ma võib-olla rahustaksin sellega, et jällegi, nagu ka Ott enne ütles, füüsilist tööd nii-öelda vajavad mingid ametid ikkagi jäävad. Teine asi on see, et üha olulisemaks muutuvad erinevad üldised sellised pädevused. Et seesama, et sul on need suhtlemisega seotud, eks ju, oskused, et sul oleksid erinevad, ma ei tea, et sul oleksid õpioskused, eks ju, see on nagu kõige olulisem nii-öelda selle jaoks, et sa oskaksid ka reageerida ja juurde õppida siis, kui sul on seda vaja. Ettevõtlikkusega seonduvad erinevad oskused, eks ju, mitte ettevõtlus kui selline, vaid et ettevõtlikkus, et üldse, et kuidas sa oskad realiseerida, nii-öelda välja töötada, genereerida ideid ja siis ka neid ellu viia, et kas sa üldse oskad seda, et ma arvan, et need üldised pädevused omandavad hästi kriitilise sellise kaalu, mis tegelikult ka nii-öelda toevajadusega õppurile, nende jaoks on see ka kogu aeg olnud oluline, eks ju. Seesama, miks me Astangul keskendume õppijate igapäevaelu oskustele, nende sotsiaalemotsionaalsetele oskustele, et nende vaimse tervise tugevdamisele, et neil oleks see tööriistakast, mis aitaks neil läbi elu liikuda, sõltumata siis millised muudatused või millised erinevad nii-öelda asjaolud neid võivad mõjutada. Aga vaatakski korra neid megatrende, mis ka Ott mainis, et raportis on kenasti välja toodud 6 megatrendi, inimesed ja ühiskond, poliitika ja valitsemine, keskkond ja ressursid, majandus ja äri, tehnoloogia ja innovatsioon, tervis ja hoolekanne. Ott, et lisa korra nüüd veel juurde, sa korra mainisid juba, mis sinu jaoks on selline suuremad megatrend, aga mis see üks asi veel on, mis sinu arvates nendest trendidest enim hakkab mõjutama tulevikku? Aleksander Bard, üks vahva muusik ja ise hakanud filosoof, aga üks kallimaid ettekandjaid näiteks Rootsist, kui ta kutsutada konverentsi kõnelema, käib lühikeste pükstega ja tema on öelnud seda, et meil on tõsiste asjade üle ei tohi nalja teha, aga ta on tegelikult selline skisofreenia kõrgaeg praegult, et me oleme inimesed mitmetes rollides ühesõnaga. Ja see ajas üha kasvab. Et kui üks trend, mis sealt raportis ka läbi kumab, on see, et näiteks rahvastik kahaneb, terve Euroopa kahaneb, arenenud riigid. Eestis on -500,000 inimest aastaks 2100. See on 75 aastat tänasest, on -500,000 inimest, ühiskond on mingi 35% väikesem. Et ühelt poolt, et kuidas see riigi ärimudel üldse püsti püsib, kuidas me maksutulu teenime, et seda riiki üleval pidada. Mida ta näitab, et see, kus on täna, me näeme avaliku rahaga midagi kinni makstavat, seda jääb üha vähemaks. Et me peame juba täna mõtlema, kuidas me oma asutuste organisatsioonidega oma tulu suudame teenida, ilma et riik meile ilmtingimata raha annaks. Aga teiselt poolt tähendab see seda, et inimestel on rohkem kui üks roll oma elus. Selle samas ühes elus, mida me elame, meil on palju erinevaid rolle. Nendest, ma ei tea, võib-olla kui Islandit vaata, Island on hea näide, et on peaaegu 3 korda väiksem riik kui meie, samamoodi peavad oma riiki üleval pidama, kuidagi korraldama. Ja kui sa näed, et ühel inimesel ongi nii mitu ametit, on ju. Ta võib-olla on koolijuht, siis ta võib-olla ettevõtja, siis ta on veel, ma ei tea, vabatahtlik päästja, siis ta on veel treener, siis ta on veel, ma ei tea, kirikuõpetaja ka, on ju. Et see ongi normaalsus. Ehk siis me tegelikult koolitame iseendid ja noori täna elusse, kus neil on rohkem kui üks roll ja seda sama aegselt. Osad neist on vabatahtlikud, osad neist on, millest me saame raha. Ja nii on.
et selle me peame mõtlema, kui me noori ette valmistame ja kui nüüd see koolihariduse suunas minna, siis ma arvan, see, et me läheme täna kutseõppest kolledžiteks, õppe läheb 4-aastaseks esiteks, ja teiseks on see, et me räägime ikkagi laiapõhjalisemast tehnoloogia tundmisest kui mingi ameti selgeks õppimine. Et see aeg, kus me õpimegi mingi kutseoskuse ja me asendame siis robotit kuskil tehases, ja teeme mingit ühte liigutust, ja kui seda töökohta enam pole, mis siis saab. Et see on nagu muutunud. Et kuidas me nüüd suudame anda ikkagi sellist laiemapõhjalist haridust olukorras, kus elektrik jätkuvalt peab midagi nagu valdama, et mitte ennast ja teisi põlema panna. Et see ka nagu spetsialisti vaade jääb alles, aga kuidagi see laia profiilisus lisandub, et sellega me peame arvestama. Veronika, sa tutvusid ka nende megatrendidega, jah? Ikka, väga tore. Et seal selle esimese trendi all, mis ma nagu ütlesin, inimesed ja ühiskond on haridus ja töö. Kuidas sa seda lahti mõtestaksid? See ongi ju see sama ka, mis meil on siin kogu see tiigrihüppe, eks ju, tehisintellekti hüppe, vabandust, nüüd siis praeguseks, eks ju, et kuidas sa juba seda haridust annad, et kuidas sa motiveerid või nii-öelda, kuidas sa muudad selle õppimise noortele nii-öelda, ma ei tea, kas huvitavaks, aga kindlasti see pool, et kuidas sa annad neile edasi õpioskused, sellepärast et see teadmine, et millal toimus Ümera lahing, on väga tore, aga see info on sul 2 sekundi kaugusel see teadmine, eks ju, et sa saad selle info teada, olgu see siis tehisintellekti abil või mitte, aga see, kuidas õppida, on oluliselt olulisem, kui siis see nagu faktipõhine teadmine. Ja samamoodi ka töömaailma edasi liikudes ta noor, edaspidi, mitte ainult noor, ka meie kõik siin, peame arvestama sellega, et me peamegi kogu aeg omandama uusi teadmisi, vaatama, millised muudatused valdkonnas toimuvad, nii-öelda, nagu ka Ott ütles, sa võid täna, ma olen, eks ju, jurist, aga omandades olnud õigusalase hariduse, paar aastat tagasi tundsin, et on võib-olla paslik ka minna õppida juurde IT poole pealt üldse ja täna võib-olla arvan, et olengi juba IT-analüütik valmis, lihtsalt peamine on see, et selle edasi õppimisega või juurde õppimisega sa kogu aeg täiendad oma seda tööriistakasti, aga selle alus on ikkagi see, et sul on need õpioskused ja need sa pead saama koolist. Kuidas sa nüüd mõtled Astangu kontekstis ja toevajadustega noorte õpetamise kontekstis, kuidas see haridus ja töö siin nagu selle megatrendina sinu jaoks lahti mõtestad enda jaoks? Selles mõttes, et üks asi, mis meie jällegi ka Astangul, meie asi on õpetada seda sama õpioskusi, et kuidas õppida. Teine asi on see, et me peame looma selle otsese seose selle tööturuga. Õppijad peavad aru saama, mis tööturul toimub ja see tegelikult siin aitab ka meiepoolne nii-öelda suuremahuline nii-öelda töö, mis me teeme tööandjatega. Et seesama, kui me leiame oma õppijatele praktikakohad, praktika järgselt toimuv 3-poolne tagasiside, eks ju, et kus õppija, meie õpetaja ja tööandja esindaja või töömaailma esindaja, ma peaksin ütlema, istuvad koos ja arutavad läbi, vaatavad otsa sellele, et töömaailma esindaja saab anda tagasisidet, kas õppija oskused on kooskõlas nende vajadustega. Meie õppija saab anda tagasisidet, kuidas tema ennast seal tundis ja meie õpetaja saab seda infot aluseks võtta selle jaoks, et jälle meie enda neid õppetöö läbiviimist kohandada. Et see, et me peame kogu aeg tegema tihedat koostööd töömaailmaga, et ka haridusasutusena olla nii-öelda järjel kogu aeg. Ott, et sa lood praegu Eesti ühte suuremat tehnoloogia kolledžit. On nii? Tundub nii. Tundub nii. See pannakse kokku siis 4 kutsekoolist. Kui sa vaatad nüüd seda tulevikuraportit, mida sa oled ise koostanud ja seal on trendina välja toodud just siis see haridus ja töö, et mida sa oma selles superkolledžis siis, kui nii tohib praegu nagu öelda, siis arvestad või arvesse võtad? Ja,
võib-olla hakkaks seda juttu pihta, siin viidati Ümera lahingule, eks, et mul meenus Rein Raua küsimus, et kas ennem toimus Ümera lahing või sündis Leonardo da Vinci, et kas me teame või ei tea seda. Ehk siis see on see nagu ajajooneline õppimine, mida ma tean Viimsi põhikool näiteks teeb väga hästi, et sul ongi pandud kokku erinevate valdkondade ajalugu, et sa saad aru, mis ajajärgul maailmas juhtus, ma ei tea, teaduses, kunstis, muusikas, ma ei tea, matemaatikas, ettevõtluses, eks. Et selles mõttes selline seoseline õppimine ei kao mitte kuhugile ära, mida rohkem me paremini suudame seda anda, see aitab mõtestada erinevaid asju elus palju paremini, jätta neid meelde, luua seoseid ja see kindlasti aitab kaasa ükskõik milliste võimekustega see noor on, et selline seoseline õppimine on kindlasti üks märksõna, mida peaks andma. Ja suure kolledži mõttes on sama, et me annaksime erinevates, meil on 4-aastased programmid, ma ei tea, ehitustehnoloogia, masintööstustehnoloogia, sõidukitehnoloogia, digitehnoloogiad on ju, et me teaksime, mida ja millal me õpetame, et kui me tahame kas õpilastel võimaldada liikuda programmide vahel, on ju, et siis samal ajal on vabaõpingute nädalad näiteks või sellised asjad, on ju. Ja jällegi selleks, et seda seost erialade vahel rohkem luua. Aga kui me võib-olla see sinu küsimus, mis on suhteliselt, mitte liiga lihtne küsimus on ju, et kuidagi vastata siis, kõigepealt, kes on meie konkurent? Meie konkurent on tegelikult puhtteoreetiline gümnaasium, on ju, et õpilane läheb pärast põhikooli kas gümnaasiumisse või siis tehnoloogiaga lõimitud keskharidust omandama, vana nimega kutsekooli, uue nimega siis kolledžisse. Nüüd kolledž läheb 3 aasta pealt 4 aastale, ta on 1 aasta pikem kui gümnaasium, aga selle arvelt sa saad siis korraliku üldkeskhariduse, mis võimaldab sul, ma ei tea, riigieksamid ära teha, ülikooli edasi minna, aga sa saad ühe või mitu tehnoloogilist suunda selgeks, mis võimaldab sul ka otse tööturule minna, ilma et sa nüüd töö pärast või selle tehnoloogia selgeks õppimise pärast peaks minema ülikooli. Ja kui sa ka lähed ülikooli edasi, siis sul valik, mida ja miks sa edasi õppida, on täiesti teadlik. Et ma olengi õppinud tehnoloogiat ühte või teist ja ma õpin näiteks juhtimist otsa või midagi sellist, aga sa ei lähe sinna lihtsalt selle pärast veel 5 aastat õppima, et seda baastehnoloogiat selgeks õppida, mis sulle tööturul töö annab. Ja nüüd see 4-aastane kolledž, mida ta tegelikult teeb erinevalt gümnaasiumist? Ülo Vooglaid on suur haridusfilosoof ja süsteemiteoreetik ja need ütleb, mis asi haridus on? Haridus on tegelikult teadmised, oskused ja arusaam neid kasutada, pluss siis suhtumine on ju, tahan minna kooli, ärkan üles, on ju, õpin, ei õpi. Eks see haridus on kõik need 4, mitte ainult see teadmised, eks. Ja nüüd üldkeskharidus annab väga head teadmised. PISA testid väga head, neid fakte mahub inimese pähe väga palju. Aga me kergelt tuupime see võtmes neid omandame, meelde jätmise teel on ju, ilma oskusteta, et mis on see päris elu koht ikkagi, kus kohas neid siis kasutatakse. Ja kui me mõtleme, kust kohast need teoreemid, valemid on tulnud, tegelikult on kõik on olnud päris elu tõlgendused, või probleemi kirjeldused või tõlgendused selleks, et neid mõista on siis tekkinud mingi valem, on ju. Ja nüüd ilma selle päris eluta neid õppida ongi nagu selline kõrgem pilotaaž, on ju. Siis ongi andekatele jääb meelde, aga ega nad veel ei mõtesta lahti, et mis siis see päriselt tähendab. Ja ma tean, Tiit Land on öelnud seda, et viielistel on tipis keeruline või TalTechis. Just see, et järsku on mingisugune teistsugune situatsioon, mida ma pähe ei õppinud, on ju. Ja siis on see, et sul see 3-4-line saab paremini hakkama, et ta on nagu see nagu kõige targem lind on vares, on ju, et see jääb iga ilmaga ellu, et öökul on suht rumal lind, eks, ometi hariduse sümbol, on ju. Et varesel on, kui pähkel on vaja katki teha, siis ta läheb paneb pähkli autoteele, auto sõidab pähkli katki ja siis ta läheb, toob selle pähkli sisu ära sealt, on ju. Et tema on pidanud seal nii-öelda prügikasti kõrval üle generatsioonide ellu jääma, on ju. Hakkab autosid peatama või? No just, aga mida ma tahangi ütelda, et tarkust sa saad õpitada siis, kui sul on see teooria ja praktika käsikäes ja kui sul on mõlemad olemas, siis tekib ka arusaam, et kus kohas need töökohad siis selles valdkonnas on ju. Et ma mäletan, ma käisin ühe karjääripäeval, me ikka käime siin, maakonnad korraldavad väga ägedaid karjääripäevasid, väga tublid. Et ma ei tea, Jõelähtme korraldas siis kõigi Jõelähtme valakoolid olid koos Kiili gümnaasiumis karjääripäeval, sama lugu siis Jüri koolis toodi kokku kõikide Raevalla koolide põhikooli lõpetajad, et kas minna siis gümnaasiumisse, tehnikumi või kuhu edasi. Ja seal oli üks poiss rahva seast. Küsis, meil oli siin paneel ja rääkisime selle juttu ja küsis, et teate, et ma tahan hakata IT-ettevõtjaks. Et kas ma nüüd pean minema reaalkooli või polütehnikumi? Polütehnikum on 1 4 meie Tallinna tehnoloogiakolledži koolist siis. Ja mu kõrvalistus noorhärra, kes oli lõpetanud Jüri kooli, põhikooli, õppinud polütehnikumis ja oli IT-ettevõtja. Ja see ütles väga hästi, et sa võid lõpetada selle hea gümnaasiumi ära, sa saad maita, keemia, füüsika 5, aga see lõpetad ära, sul on 1. juuni ja vaatad, et mina olen siin ja see töökoht on seal ja ma ei saa sinna otse minna. Ma kuskilt seda IT-d õppima on ju, ja siis ma pean minemagi, kas ma lähen siis hiljem nagu sinna samasse kolledžisse kuhugile seda IT-d õppima või ma lähen siis ülikooli seda IT-d õppima. Et kindlasti kolledži näol on sul kiirtee tööturule ja ma räägin, et kui sa siis tahad midagi edasi õppida, sul on alati see võimalus õppida, sest et sa oled saanud üldkeskharidust piisaval tasemel, et teha ära riigieksamid, on ju.
et ütleme kiirtee tööturule olukorras, kus täna see maailm muutub nii kiiresti. Et ma mõtlen isegi, et kas ma täna võtaks panuse 8 aastat, on ju, et 3 aastat gümnaasiumit, 2+3 ülikooli, 3+2 ülikooli ja siis läheks tööturule. Või võtaks selle kolledžiga 4 aastat ja siis läheks vaataks, kus see töökoht on. Et ma kardan, maailm muutub nii kiiresti, ma võtaks selle 4-aastase ja siis vaataks, et kas on vaja midagi edasi õppida ja õpin edasi, aga et ma ikkagi kuidagi teen kiiremini selle valiku ja mis on meil oluline tegelikult, mida noorem me teeme uue kooli veebilehte ja me mõtlesime, et kellest lähtuvalt me seda disainime. Ja siis mõtlesime, et okei, võtame sihtgrupiks noored tüdrukud 6-9 klass. Et kui nemad seda poiste kooli nagu ägedust tunnetavad, on ju, küll poisid ka aru saavad sellest, et see äge. Meil on 80% poisse, 20 umbes tüdrukuid täna. Aga me tahame, et tüdrukute osakaal kasvaks. Ühesõnaga, me tegime veebidisaini lähtuvalt siis tüdrukute vajadustest, huvidest ja testisime seda ka nende peal. Ja mis tuli välja on see, et miks tegelikult minnakse gümnaasiumist edasi. Kardetakse teha karjäärivalikut. Ja siis lükatakse edasi minnes gümnaasiumist, et ma teen ta kunagi tulevikus. Aga mida me täna omavahel räägime koolis ka ju lubame, on see, et meie juures valet valikut ei ole. Või et kõik valikud on õiged. Ja see haridus on nagu pusletükid, mida sa kogud taskusse juurde ja mida rohkem sul neid on, seda lihtsam on seda elupuslet lahendama minna, et sul on pooled pusletükid nagu olemas on ju. Et seepärast pigem ära lükka otsustamist edasi, õpi, otsusta ringi, kui tahad, aga õpi neid oskuseid, tehnoloogiaid juurde, nad igal juhul ei jookse mööda külge maha. Kuidas sa, Veronika, näed nüüd seda just karjäärivaliku vaates noorel, kes on toevajadusega ja pärast põhikooli, et kui ta tuleb näiteks Astangule, kuidas Astangu toetab seda õiget eriala leidmist talle ja ka sealt edasi siis tööturule sisenemist? No praegu tegelikult on, mis minu arust on hästi hea, on see kutsevaliku õppe meil, mis võimaldabki noor 9. klassi lõpetaja. No jah, meil toimub põhikoolis karjääriõpe, toimub ka lasteaias, nad räägivad, eks ju, mingit ametitest, asjadest, aga reaalsus on ikkagi see, et ega 9. klassi lõpetaja ei oma hetkeseisuga mingit väga selget arusaamist sellest, mis ja kuidas. Ja seesama kutsevalikuõpe, mis ka praegu üle Eesti, eks ju, kutsekoolides veel sellel õppeaastal toimub, järgmisest mitte, on tegelikult väga hea just selle jaoks, et sa saad proovida läbi erinevaid ameteid, sa saad nii-öelda leiad selle endal silma särava paneva nii-öelda eriala. Et see kutsevaliku aasta tegelikult väga hästi võimaldab seda, et samamoodi, mis mulle meeldis, kui me külastasime Soomes Luovi ametikooli, neil on samamoodi selline kutsevaliku õppekursus on olemas ja nemad võtavad seda veelgi niimoodi vabamalt, käivad tööharjutustel seal piirkonnas hästi erinevates kohtades, olgu see siis, ma ei tea, tall, eks ju, või siis pood, et võimalikult hästi palju erinevate valdkondadega kokku puutuks õppija. Mis minu arust oli hästi huvitav kuulata, kui Luovi ametikooli see õpetaja, selle sama kutsevaliku õpetaja rääkis, et neile tuli üks tütarlaps ütles, tema tahab saada autoluksepaks ja tema tahab kindlasti autoluksepaks ja no nui neljaks, kõik, temal oli kindel selline soov ja pärast seda, kui ta selle kursuse läbi tegi, siis autod oli ära unustatud, ta otsustas, et ta tegelikult tahab sellist eriala õppida edasi, mis on seotud loomadega, et hoopiski, et jällegi seesama, kui sinu maailm, eks ju, sa 9. klassi lõpus on võib-olla selline, eks ju, natukene piiratud, siis läbi selle, et sa saad katsetada, sa saad aimu, sa saad nuusutada neid erinevaid valdkondi, see hästi palju avardab. Just, ja tööturule jõudmisel on ka see oluline, et sa siis jõuadki õigete oskustega, õigele erialale, kus sa siis ka nagu jätkad, et kui sa seal alguses sul seda aega ei ole, valikuks võtad kohe, sunnitud oled mingit konkreetset eriala minema õppima ja siis õppe käigus selgub, et mul ei ole motivatsiooni, siis sa ei jõua ka tööturule
või sa lähed tööturule pettud seal selles valikus. Et jaa, et ma saan aru, et meil siin uuest õppeaastast kutsavalikut enam ei ole, tuleb ettevalmistav õpe ja siin siis see kursus on veel natuke välja disainimas, aga loodame siis kõige paremat, et ka see ettevalmistav õpe tulevikus arvestab just ka toevajaduse noore sellise küpsemisajaga, et kus ta saaks nagu aasta veel sotsiaalseid oskusi juurde, et teha just siis see nagu õige erialavalik. Aga nüüd teeme väikse, annan teile natuke hingetõmbeaega, teeme telesilla uuesti Tartuga ja Kadi Kreis räägib siis Tartu poolt vaatest, et millised võiksid olla need tulevikuoskused ja tulevikuõppekavad ja siis tuleme tagasi ja jätkame. Millised oskusi teie arvates tuleviku tööturg vajab? Ma arvan, et inimesed vajavad kõiki oskusi, mis on senigi olnud, et meil on vaja inimesi, kes oskavad süüa teha ja meil on vaja inimesi, kes põldu oskavad tarida või süüa kasvatada. Meil on vaja arste, meil on vaja IT-spetsialiste, meil on vaja AI-spetsialiste, aga see, mida kõik vajavad, on koostööoskus, loominguline mõtlemine, probleemi lahendamise oskus, sest et need on ellujäämise oskused. Et kool võiks toetada või haridus võiks toetada, et inimesed oskaksid ükskõik millistel elupöördpunktidel vahetada, ma ei tea, kokast arstiks päris ei lähe, aga nagu me rääkisime, et töid on palju, karjääre on palju, aga me otsime inimest, kes oskab teistega koos töötada, sest inimkond on alati seda vajanud. Me otsime inimest, kes oskab probleeme lahendada igas valdkonnas. Ja noortele soovitaksin, et jälgida oma kirge, see, mis tekitab huvi, see, mis äratab uudisimu, see, millesse sa võid ennast ära unustada. Ma ei mõtle siin sotsiaalmeediat, võib-olla sotsiaalmeedia väliselt. Et see, millesse sa võid ennast ära unustada ja jääd, ma ei tea, nokitsema, tegema, uurima, ehk et vanemad võiksid seda lastes märgata ja toetada, õpetajad võiksid ja noored ise võiksid oma seda kirge järgida. Inimene on sotsiaalne olend. Ta ei saa ilma teistelt hakkama, isegi kui me arvame praegu, tänapäeval sa juba peaaegu et saad. Aga see on meil nii ürgne vajadus ja tihti me mõtleme oskusi õpetades või neid nii-öelda nagu kõvasid oskusid, ma ei tea, on ta siis inseneeria, IT, tehnoloogia, siis meile tundub, et see suhtlemise oskus on midagi nagu natuke pehmet või ma arvan, et me koolides võiksime palju paremal tasemel, teadlikumalt, metoodilisemalt õpetada suhtlemisoskust, kuidas ma loon suhteid, kuidas ma kuulan teisi inimesi, kuidas ma saan hakkama, et see, mis meil ühiskonnas praegu peegeldab, polariseerumine, see, et me ei kuula inimesi ära, me ei oska seda, ehk et suhtlemisoskused tegelikult me igatseme iga päev. Neid suhtlemisoskusi kõikide nende erialaste oskuste kõrval. Ja teine asi siis loomingulisus, mis ei ole loominguliste inimeste ainuõigus. Loomingulisus on inimõigus ja ellujäämise instinkt. Lahendada probleeme, osata toime tulla, kohaneda. Millised kunstikooli õppekavad teie arvates on enim tulevikku vaatavad ja millest see väljendub? Ja meil on väga ägedad õppekavad. Me 2 aastat tagasi avasime kutsehariduse reformi nagu esimese 4-aastase õppekava, mille nimi oli kestlikud tehnoloogiad. Alguses pidime panema nimeks ka tulevikutehnoloogiad. Ja seal me õpetame ökosüsteemi põhiselt koos Vokoga. Nii et meil on 4 eriala: digitehnoloogia, nutikad seadmed, mida juhib Voko, ja multimeedia ja materjaliringlus, mida juhib kunstikool. Ja multimeediat me võib-olla tunneme paremini, aga seda on vaja, me siin ka praegu kasutame kõiki multimeedia vahendeid. Aga materjaliringlus on ilmselt see, milles lähiaastatel nõudlus kasvab. Me isegi ei tea veel, millised on need töökohad, aga me teame, et neid oskusi vajatakse. Erinevate materjalide tundmine, nende taastöötlemine, ümbertöötlemine, nendega majandamine. Et kindlasti materjaliringlus on meie enda jaoks uuem ja põnevam. Ja sügisel me oleme selle aasta
viimase 2 aasta jooksul kõik oma õppekavad ümber teinud, sealhulgas disaini õppekava, et see areng toimub seal kogu aeg sees. Näiteks graafiline disain praegu muutub, ma ei tea, selliseks üldoskuseks, kõik saavad Canva abil teha, aga sul on ikkagi vaja nägemist, oskusi, teadmisi, mis seal on, et olla parem. 3D, mis ka areneb väga kiiresti, me alustasime 3D-ga 12 aastat tagasi kunstikoolis, kus oli umbes sama küsimus, kus üldse töökohti on. Need on suured tööstused, aga kogu virtuaalreaalsus, mida on vaja meditsiinis, kaitsetööstuses ja mujal. Ehk et ma arvan, et meil on väga tulevikku vaatavad erialad, mis pidevalt ka on muutuses ja täitsa uus, mis me avame, on ruumiloome õppekava, kus ja jälle teadmised ruumist, et oled sa kodanik, oled sa ametnik, tahad sa liikuda, ma ei tea, arhitektuuri suunas, linnaruumi, urbanistika, liikumine, ligipääsetavus, ükskõik mis, et selline ruumiloome õppekava, mis õpetab kaasaegset ruumi looma, mida kõikidel inimestel on vaja, et ma olen sellest ise hästi innustunud ja tahame seda avada. Kui oluline on teie hinnangul matemaatika, teadus, tehnoloogia, inseneeria ja kunst õpetamine noorte tuleviku seisukohalt? 6-7 aastat tagasi, kui loodi Eesti haridusstrateegiat, siis Marju Lauristin ütles, sinnamaani umbes räägiti STEM-ist, eks ole, aga siis hakati rääkima STEAM-ist, ehk see A, mis sinna vahele tuli. Marju Lauristin ütles, et see A ehk kunstid on liim, mis seob need teadmised, matikteadmised kokku. Ehk et ma väga usun inimese kui tervikliku inimese kasvatamiseks, sest inimesel on vaja kunste, teadust, kõiki neid asju, et matemaatika võib olla väga ilus, näiteks origami. Meie eelmise aasta kutseõpetaja Anne Rudanovski, kes on Tartu kunstikooli õpetaja, kunstnik ja näiteks ta kuulub origami teadlaste seltsi või on selline ühendus, kus insenerid ja teadlased mõtlevad, et kuidas, ma ei tea, rakud ennast kokku pakivad või kuidas materjale voltida. Ehk et kunstil ja teadustel on palju rohkem seoseid või näiteks solfeggio ja matemaatika või kuldlõige, geomeetria, proportsioonid, ehk et ma arvan, et see matik või ingliskeelne STEAM, see kirjeldab minu jaoks päris sellist terviklikku inimest ja neid asju saab õpetada koos, mitte igat asja eraldi. Kuidas saaks kool paremini aidata noortel oma tugevusi, huvisid ja tuleviku karjäärisuundi avastada? Kui olla julge ja jälgida oma kirge, see, mis tõsiselt haarab, et ära see tunda, kõige selle surve all, mis meil on, et sa pead praegu õppima, treenima, ma ei tea, riigieksamiks või tegema seda või teist või ühiskond ootab, aga et mida sulle meeldib teha, milleks sa ennast unustad, kus on see kirg ja vot sealt mõelda, mis on see, mida ma tahan maailmas teha. Ja tõesti ka, et vanemad ja õpetajad aitaksid noortel seda oma kirge märgata, mitte suruda sellisesse mainstreami, et õpi selleks, sest see toob hästi sisse. Mida ütleksite noortele, kes tunneb, ma ei tea, mida õppida, sest tulevik tundub liiga ebakindel? Ja ma soovitaksin õppida, omandada hästi ühe digioskuse, näiteks ma ei tea, hästi kaamerat valdama või hästi heli tegema, need on ka digioskused, eks ole, või hästi programmeerima või midagi AI-ga tegema, pilti töötlema, midagi, mis on natukene minu kirg. Ja siis ma soovitaks kindlasti omandada ühe käelise oskuse. Näiteks ma õpiks jalgratast parandama või midagi meisterdama või õmblema või konstrueerima. Ehk et
igal noorel võiks olla üks nagu väga hea digioskus ja üks erioskus, erivõime, mis on käeline, mis aitab inimeseks olemisele kaasa. Äkki siis tekib see kombo ja võimalus edasi liikuda. Aitäh Kadi Kreisile Tartu kunstikoolist sellise väga sisuka ja sellise tempoka vastamise eest tuleviku tööturu osas. Ma siit võtakski Kadil sõnasabast kinni ja jätkaks teie juures, et Ott kõigepealt, et milliseid oskusi raport välja toob, et on tulevikus tööturule vaja? Mulle alustaks sellest, mida ei tohi teha, et kõige õnnetumad lapsed pidid olema need, kellele ema ütleb, mida õppida. Et kõigepealt tuleks sellest lahti saada, et las see laps ise otsustab, mis ta teha tahab, eksib, otsustab ümber, on ju, et mul tuleb meelde üks poiss, kellele ema kogu aeg hirmutas, et kui sa ei õpi, siis lähed aknast näiteks autotöökoda, lähed sinna tööle. Aga õnnetuseks poiss tahtiski minna sinna tööle, on ju. Või meil on olnud ära kibuvitsa pöösasse viska. meil on olnud sisseastumiskatsetel noorherra, kes kuidagi ei tahtnud autot õppida, aga ometi oli auto sisseastumisse tulnud ja sisseastumisse inimesed küsisid ta käest, aga miks sa siin oled, et mis sa tegelikult tahad, et ma tahan tegelikult kokaks õppida, aga miks sa siin oled, vanemad käskisid, on ju. Aga millal koka eksamid on? Kuule, praegult käivad, on ju. Siis nemad ütlesid talle, kuule, ütle vanematele, et sind ei võetud vastu ja mine sinna kokaks ikkagi, on ju. Et ühesõnaga, et laps peaks või noor peaks minema oma ikkagi selle kutsumuse järgi ja kuidagi eksib, õpib midagi uut jälle otsa, et ma arvan, selline ise ikkagi oma eluteekonna loomine on nagu kõige parem ja tänases kolledžis me saame, võib see ema või isa ka tulla siis mingi täiendkoolituse mikrokraadi võtta, et saab temaga õnnelikuks, aga et ei suuru oma tahtmist nagu siis sellele lapsele peale. Meil see on täpselt see, et sul peab olema õpimotivatsioon, et me näeme Astangul ka seda väga selgelt, et kui õpilasel on õpimotivatsioon, siis ta on hoopis teistsugune koolis. Ta on elurõõmus, ta on avatud, ta on valmis oma eriala, ütleme siis, tunduvalt innukamalt ja kiiremini nagu omandama. Kui nendest oskustest rääkida veel, siis ütleme kõik need üldpädevused, millest on räägitud, suhtlemisoskus, selline kõik muu selline, eks, aga et sa suudad põhimõtteliselt, kuidas ma ütlen, erineva taustaga inimestega koos toimetada, eks, sest probleemid oma olemuselt on tegelikult interdistsiplinaarsed, on ta mitmetahulised, meil ei ole nagu disaini või ma ei tea, tehnoloogia või kunsti või turundusprobleemi, meil on kompleksne probleem, mille lahendamiseks sa vaja erinevad oskused kokku tuua ja nüüd, kas sa oskad nad kokku tuua, kas sa oskad näha neid dimensioone, kas sa omad kontaktivõrgustikku üle nende? Ütle korra kuulajatele, et mis need üldoskused on, et kui räägitakse üldoskustest, et mis silmas peetakse? Suhtlemisoskus, koostööoskus, projektijuhtimise oskus näiteks on ju, ma ei tea, juhtimisoskus, üldiselt digioskused, eks, sellised elementaarsed. On kõik sellised, mis ei ole erialaoskused, mis ei ole spetsiifiliselt sinu erialaga seotud oskused, eks. Sellepärast, et vastasel juhul on see, et sa oled palju spetsialist, kes oskabki mingit asja teha, nii-öelda patsiga poiss, kes ei pea kunagi kliendiga suhtlema. Täna IT-ettevõttes on sellised agiilsed väiksed projektitiimid, 3-4-5 inimest, kellest inimene on erineval puhul projektijuht näiteks, on ju, eks ta peab selle tiimi tööd koordineerima või kliendiga suhtlema näiteks, et see on see, kui me räägime nendest üldoskustest, on ju. Mida me siin oma selle kolledži kontekstis mõtleme, on see, et kui modulaarseks me suudame programmid viia, et inimene saaks kooli käigus otsustada ja ümber otsustada. Sest ta tuleb koolid mingite arvamustega, nii, ta õpib esimese aasta ära, ta saab tuttavaid, ta võib-olla käib mingil karjäärimessil näiteks ära, ta õpib mingisugused eriala, siis sa ma tulin on nii multimeediasse, aga ma tahaks hoopis, ma ei tea, tarkvara, ristvara arendusse minna või midagi, et ühesõnaga ma tahan seal digitehnoloogia sees tahan liikuda või ma tahan sealt hoopis välja minna, kus, ma ei tea, mehatroonika, robotitroonid sinna suunas, on ju. Et me võimaldaksime kas liikuda või vaba aineid võtta, et ta saab nagu usseda oma seda karjääri tegelikult seal kooli keskel, selle 4 aasta vältel ikkagi kujundada, et ta ei ole nagu liimi ennast kinni, et ma panin nagu kanna siin maha ja et ma nüüd seda vagupidi pean kindlasti minema, et see on üks võtmesõna, mis on väljakutse haridusele ja mida me tahame paindlikkuse mõttes anda ja nüüd kolledži mõttes tekib ka võimalus üle nende laiade erialade seda õppidest, et meil on tõesti erialasid, ma hakkasin mõtlema, meil on terve TalTech pluss Balti filmimeediakool pluss Tallinna Tehnika kõrgkool, on meil erialasid. Aga nüüd 3 aastat varem, kui siis ülikoolides saab seda omandada, ehk siis põhikooli pealt saad kõiki neid samu asju, mis tehnoloogia ülikoolides õppida. Nüüd aga nüüd olukorras kus võib-olla õpilane ei peakski tegema liiga kitsast valikut, et kui laiad on need teemad, kuidas me neid sisse võtame ja kuidas seal sees toimub spetsialiseerumised, võib-olla ümberotsustamised, et siis tõesti
ta oma unistuste realiseerimiseks võimalikult adekvaatse sellise hariduse ja ma ei tea, kogemuste ja inimeste võrgustiku komplekti kokku saaks. Ehk siis tulevikus hakkama saada on vaja kindlasti suurt rõhku panna noorel üldoskuste arendamisele ja õppimisele. Ja kahtlemata igasugune projektipõhine õpe, mis seda annab, et kindlasti püüame seda lõimida ja et need projektipõhised või projektid oleks ka sellised, mis toovad üle erialade õpilasi kokku. Veronika, et kuidas sina tajud praegu, et ma arvan ikkagi üldoskuste õpetamine peab ikkagi väga palju hakkama pihta juba põhikoolist, et sa nagu, kui sa jõuad juba sinna gümnaasiumi astmesse, siis sa oled ikkagi mingil kujul välja kujunenud juba isiksus ja mingeid asju üldoskusi on võib-olla pärast tunduvalt raskem õpetada. Et mida Astangul õpetatakse üldoskuste vallas ja kuidas sa nagu hindad seda, et milliste üldoskuste siis tasemega jõutakse Astangule? Ma isegi ütleksin, et neid üldoskusi peab hakkama juba lasteaiast õpetama või keskenduma nendele teemadele. Aga ma pigem hetkel näen, et meie juurde jõutakse ikkagi mitte väga tugevate üldoskustega. Siin on tegelikult ka vahe sees võib-olla tugevalt ka selles osas, et kas ta tuleb, näiteks kuna meie juurde tulevad ikkagi ainult toevajadusega õppijad, siis kas see toevajadusega õppija, milline on tema varasem kogemus olnud hariduse valdkonnas, kui ta tuleb ikkagi näiteks sellisest spetsialiseerunud koolist, siis temaga üldoskused, tema keskkond on olnud turvaline ja ma võib-olla lihtsalt tooksingi siin välja selle, et hästi oluline õppimise juures, ükskõik lasteaiast kuni elu lõpuni. Inimene õpib siis, kui keskkond tema ümber on turvaline. Kui ta tunneb ennast seal turvaliselt. Kui inimene ei tunne ennast turvaliselt, siis ta ka ei õpi. Tähendab, ta võib nii-öelda õppida justkui, aga tegelikult need oskused ei kujune, sellepärast et ta on lihtsalt selles kriisi nii-öelda kriisirežiimil, eks ju. Ja nüüd need õppijad, kes tulevad spetsialiseerunud koolidest, kus neil on olnud seesama turvaline keskkond, kus nad on ennast tundnud turvaliselt, nendel on paremad üldoskused. Kui nad tulevad tavalistest või nii-öelda üldhariduskoolidest, see toevajadusega õppijale on ikkagi jätkuvalt on olnud see kogemus, on erisugune võib-olla, on neid, kellel on väga hea kogemus olnud ja nemad siis ka vastavalt tulevad tugevamate üldoskustega ja siis need, kelle jaoks see kogemus võib-olla ei ole olnud nii positiivne, see keskkond ei ole pakkunud seda sellist nagu turvalisust, mis on vajalik õppimiseks, siis nendel on ka need üldoskused väga nõrgad. Ja sellepärast tegelikult meie jaoks ongi hästi oluline, et samade üldoskuste õpetamine, seesama koostööoskus, õpioskused, et tugevdada õppija neid sotsiaalemotsionaalseid oskusi ja nii edasi. Raportis meil on ka terve peatükk sellest ennast juhtivast inimesest, kes ikkagi ise endaga hakkama saab, suudab emotsioone kontrollida, probleeme lahendada, mitte neid juurde tekitada, on ju, kas oma enda tervisest hoolt kanda, liikumisharrastusega tegeleda, kõik need asjad, selline inimeseks olemine suure algustähega. Ja mis on ka tegelikult oluline, et me peame mõistma seda, et maailm meid ei vaja. Et me peame ikkagi ennast maailma jaoks vajalikuks tegema, sealhulgas noored, et võib-olla selline see suhtumisega nagu paika ajamine, et tahan teha, ei taha teha, ma räägin, meil on Lasnamäe koolis, mul on kolledžis on 4 õpikohta, üks on Lasnamäe mehaanika, mis on vanad Viigateli kool, on ju, mis oli aastal 2013 nagu paduvenekeelne, seal ei olnud mitte ühtegi eestikeelset inimest, on ju, täna meil on see, et meil õpilastest on seal juba mingi 40% on nagu eestlased ja nii-öelda vene rahvusest õpilased ka poole suudavad ikkagi eesti keeles õppida. Aga me näeme ka, me arutame koolis, et miks seda eesti keelt õppida, mõned ikka ju protesteerivad, on ju. Siis ma ütlen ka neile, vaadake, et see on viimane hetk elus teil turvalises keskkonnas see keel selgeks õppida. Teeme nalja, viskame nalja, pursime, on ju, eksime, nad on turvaline, me saame kuidagi mõnusalt seda teha. Ja kui sa lähed tööturule ja see eesti keel on sul selge, sul on palk korda 2 või korda 3, on ju. Et sul on auto, naine, ma ei tea, maja, laps, on ju, või ei ole. Et see on nii lihtne see ongi lõpuks. Ja vaata, kui sa saad selle pointi paika, et miks seda keelt õpitakse, mitte see, et ma tean, et enda kodukeel on vene keel. Okei, aga küsimus on lihtsalt see, et kas sa endale karjäärivõimalused lood või ei loo, on ju. Ja kui sa selliselt nagu selle ära mõtestad, siis on see tema jaoks hoopis teine
nagu põhjus, miks seda keelt õppida, mitte et eestlased käsivad mul eesti keelt õppida olukorras, kus ma ju tegelikult suhtlen täna vene kogukonnas ja see suur segregatsioon on Eesti probleem, et neil ongi see ainult oma kogukond ja seetõttu nad seda keelt ei õpigi, sest justkui tundub, et pole vaja, on ju. Et jah, et kui sa nad sellest pointist aru saavad, siis nad õpivad seda. Et sa tõstatasid väga õige teema ja ma arvan, siin hiljuti just ka Hendrik Agur algatas väga julge diskussiooni või tõi väga julgelt välja fakti, et aastal 2025 Eestis on nagu olukord, kus kutsekooli jõudnud noored ei räägi eesti keeles Eesti riigis. Et tuleb siis hakata neile nüüd eesti keelt nagu õpetama, on ju. Ma saan aru, et Ida-Viru kutsehariduskeskulasel on lausa plaan mingil määral kutseõppe praegu nagu peatada ja hakatagi siis pool aastat intensiivselt eesti keelt, vene keelt emakeelena kõnelevatele noortele õpetama. Kas sinu jaoks, sa oled ka nüüd värskelt tulnud kutseharidusse, on selline olukord, oli üllatav või sa aimasid, et sul on ka koolis väga palju noori, kes ei räägi eesti keelt? No, tead, see sarnane umbes olukorraga, et kui ma saan nagu Kihnu vallavanemaks ja selgub, et mul nagu 3/4 lastest ei oska ujuda, ja mul on ümberringi meri, eks. Ja see on natuke see sama asi, et Agur ütles selle hästi selgelt välja, et nii see olukord on, tegelikkuses põhikoolid on töö tegemata jätnud, mis iganes on olnud need riigi poolt ette antud nagu need lähteülesanded, mis mahus seda eesti keelt õpetada noortele, aga see on suhteliselt vastutustundetu, kui me 9 aastat nendega tegeleme ja nad ole võimelised selles ühiskonnas eksisteerima, kus nad elavad, ehk siis seda riigikeelt nii palju valdama, et ja ühelt poolt ongi see probleem vastas, et see segregatsioon, et ümberringi on kõik nendes samas kultuuriruumist tulnud inimesed, ehk siis vene keelt rääkivad, et päriselus nad ei räägi seda eesti keelt. Nüüd on küsimus, et seda enam sa pead koolis vinti peale keerama. Õpetajad, eestlased, igasugused vabatahtlik või selline kogukondlik töö, rühmad, hobid, ringid, kõik eesti keeles, et siis 9 aastaga ikkagi saada nii-öelda laps ujuma, ehk siis eesti keelt valdama. Ja see, et nüüd seda pole saadud, et siis ongi kas kaitsevägi või kutsekool või kolledž hakkab seda nüüd rehabiliteerima, me teeme seda viimases hädas, et me muidu ei saa eriala anda, aga vaata, me selle võrra vähem jääb meil aega seda eriala õpetada, on ju. Ehk siis, et mida iganes võimalik on teha niimoodi, et see põhikoolist hakkaks võimalikult vara tulema nagu eesti keelt pädev inimene välja, seda parem, aga senikaua, kui seda nii pole, ja me püüame mõjutada neid põhikoole, me oleme nii palju suured koolid, me saame öelda, et päriselt ongi kuningasalast, aga kuule, teeme nüüd sellega siis midagi, eks. Aga teistpidi jah, eks me otsime neid viise, kuidas seda teha, me oma koolis Lasnamäel räägime seda, et sööklatädid ei räägi lastega vene keeles, on ju, et sa ei saa, ei ole kotlett, on kotlett, on ju, ja siis nagu eesti keeles suheldakse. Garderobitädi on number 1 eesti keele õpetaja, kes peab suhtlema nendega eesti keeles, on ju. Rääkivad seinad, on ju, et igal viisil seda eesti keelt, töömes tuli ka mulle tahvlit seina peale panema, esimene koog rääkis vene keeles, teine kord ma hakkasin aga eesti keeles rääkima. Rääkisin aeglasemalt, aga räägime nüüd juba eesti keeles, et me peame seda keelt igal pool lõimima, selleks, et siis see eesmärk saavutada. Ja nüüd teine on see suhtumise pool, tahan ei taha, on ju, et see on mulle tundub ka midagi, mis tuleks võimalikult vara paika saada. Esimese õppeaasta, esimesel poolaastal, igasugused riigikaitselaagrid, sport, mingid asjad, kus me saame moraali paika, on ju. Et tihti me teame seda ka, et üldhariduses on hästi palju naisõpetajaid, aga meil on poistekool või hästi palju poisse, on ju. Et nende jaoks on seda isafiguuri vaja. Ehk siis, et ma näen, kuidas mõjub lastele see, kui nad direktoriga saavad kokku, saavad lõpuks oma mingi jõulupaki kätte, aga räägitakse nendega juttuga, räägitakse, kuhu kool on minemas, me teeme siin tehnoloogia kolledžit, Lasnamäe mehanikakooli nimi muutub juba 1. jaanuar, on ju, lapsed said omalt poolt küsida küsimusi, kus mis eriala üle nende õpikohtade jätkub, nii edasi, et nende jaoks on see nii oluline, see üks mingi kolveranttundi kohtumist, on ju. Meie hea pool on see, et meie erialaõpetajad tihtipeale on ju meesterahvad. Ehk see mees-mehega suhtlust on, ütleme seal ka, aga ma arvan jah, et see moraali ja mindseti ja selle mina kuidagi suhtumise paika saamine võimalikult vara, kui me selle saame korda, siis tekib kõik muud asjad ka. Siis tekib see point, miks õppida ja miks keelt õppida või muud, ja kui seda mitte paika saada, siis on nagu see pointu, et ta läheb nagu aastat edasi see probleem ja ta pigem nagu eskaleerub, kui et ta nagu laheneb. Põhimõtteliselt me oleme siis Eesti ühiskonna tekitanud ühe erivajaduse liigi juurde, nagu ütleme noorele, et noor, kes peab elama riigis, mille keelt ta nagu ei oska, et see on nagu selline täiendav, ütleme võib-olla nagu erivajaduse liik. Ja ma arvan, et ta on isegi topelt erivajadus, et üldiselt need koolid, kus on need eesti keelt
oskamatud lapsed lõpetavad, seal kipub ka see Mata 2 tulema. Et ühed ja samad koolid, et midagi on seal ikkagi nagu selles hariduse andmise kvaliteedis viltu. Meil Astangul on ka eraldi kursus just toevajadusega noortele, kellel on siis ka, ütleme siis, tal on nii keelt vaja õpetada, kui ka siis on vaja erivajaduse teemaga tegeleda ja me oleme seda nüüd aastaid ka teinud. See sai ka väga kihvtilt algused, kunagi oli üks õpilane Edgar, kes tahtis tulla, siis ta ei olnud veel õpilane meil, tahtis tulla Astangul õppima, aga meil ühtegi sellist keelealast kursust ei olnud, kus kõik oli eesti keeles. Ja siis öeldi talle ära, et kahjuks meil ei ole nagu oskusi sind õpetada ja ta tuli siis paari aasta pärast tagasi, piltlikult öeldes lõi Astangu ukse jalaga lahti, ütles, et eesti keeles: tere, mina olen Edgar, mina olen venelane ja ma tahan tulla Astangul õppima. Ja ta tuli õppima ja meie saime omalt poolt sealt inspiratsiooni sellisest käitumisest, et jah, me tahame katsetada erivajadustega noortele eesti keele õpetamist, sest ka Eesti ühiskonnas levib kohati arvamus, et erivajadustega noortele ei ole võimalik keelt õpetada. Et me oleme nüüd aastand õpetanud ja me oleme selle samamoodi aastaga oleme näinud erivajadustega noorte puhul väga suurt arengut, et Veronika, sa saad täiendada siis omalt poolt. Et võib-olla ongi minu arust selle Edgari puhul, mis toimis, oli see, et tal oli endal tugev motivatsioon, tal oli eesmärk, eks ju, et ta tahtis tulla Astangule õppima ja teiselt poolt tal oli see toetav lähedane, kes nii-öelda teda kas surus õigele reele. Et see oli selline nii-öelda võidukas kombo, aga ma võib-olla nõustun sellega, mis Ott just enne ütles, et hästi palju peab need vaba aja tegevused, mis on eesti keeles ja nii edasi, mis meie kogemus ju siiamaani meie selle lõimitud aine- ja keeleõppe kursusega muukeelsele toevajadusega õppijale ongi näidanud. See õppija, kes elab õpilaskodus, tema keeleoskus paraneb kiiremini kui selle õppija, kes elab kodus, sellepärast et see pidev nii-öelda keelekeskkonnas viibimine on see, mis toetab. Kus tekib õppijatel suurem motivatsioon keelt õppida, tekib suurem motivatsioon pärast diskot, kui ta näeb, et näiteks kursakaaslane, kes juba räägib paremini, suhtleb vabamalt ka teiste, eks ju, õppijatega. Et sealt tulevad need, et kui sa näitad läbi selliste vaba aja tegevuste, et sul tegelikult tekivad võimalused suhelda rohkem, tutvusringkond suureneb, sinu võimalused avarduvad, et tegelikult see jällegi seesama motivatsiooni küsimus, eks just sisemine motivatsioon on alati see, mis on pikaajalisem, kestab paremini ja nii-öelda kannustab rohkem, et sul on vaja seda, et mitte see, et keegi lihtsalt ütleb, et sa nüüd õpi eesti keelt, vaid et seesama, et kuidas tekitada seda sisemist motivatsiooni, aga need ongi nende läbi erinevate tegevuste. No läbi aja on tegelikult sport olnud üks paremad integratsiooniprojekte üldse Eestis. Kui me mõtleme jalgpallis, Eesti-Vene poisid, esiteks mõlemad räägivad mõlemat keelt, on ju vaenlane vastas meeskond, sinna tuleb pall väravasse saada, et selles mõttes selline tegevus kindla peale nagu, seal ei ole aega tõlgendada ajalugu, vaid pigem me räägime, meil on ühine tulevik, et uues kolledžis ma näen ka seda, et meil on üks asi, mis lisaks nende varem räägitule kindlasti mõjutab nende noorte keelt ja keeleõpet, on see, et lapsed lähevad liikuma üle 4 kooli. Ehk sul ei ole võimalik tulla meie Tallinna Tehnoloogia kolledžis ja õppida ainult Lasnamäe campuses, tänases mehaanikakoolis, vaid sa õppida osa aega mingisuguses teises campuses. On ta siis ehituskooli oma, on ta Polütehnikumi campus, on ta siis Mustamäe tööstushariduskeskuse campus. Ehk siis me saame selle läbi lõimida need eesti ja vene õpilasi rohkem. Vanasti oli niimoodi, et oli Tallinnas sai 2 kohas autot õppida. Oli Mustamäe tööstushariduskeskuses oli eestikeelne auto ja Lasnamäel oli venekeelne auto. Aga nüüd on kogu auto tuleb Lasnamäele, mis tähendab seda, et see auto, mis on rooliga auto, on ju. Et kui rool ära on, kui asi on isesõitev juba, igast robotid, droonid, mehhatroonika pool, see läheb Mustamäele. Ehk siis, et kui sa tahad ikka sõiduautot õppida, siis sa oled Lasnamäel ja eesti-vene poisid, võib-olla ka ingliskeelsed poisid õpivad teda koos. Ehk siis oma olemuselt see lõimitud õppe, kus need erinevad kultuuritaustaga inimesed on lõimitud, kindlasti lihtsustab ka seda. Aga ma tahtsin ühe näite tuua. Tead, mul on üks sõber Jack. John on mul ka sõber, aga Jack on mul ka sõber. Aga Jacki õige nimi on Andrei Jakovlev. Ja ma olen mäesuusataja. Me käisime väiksed poisid, käisime trennis koos. Käisime Venemaal laagrites ja nii edasi ja Jack rääkis 0 eesti keelt või hästi vähe eesti keelt purssis. Täna ta räägib täiesti perfektselt eesti keelt. Ja alguses saigi see, et me käisime 10 aastat koos trennis, on ju, või ma ei tea, 8 aastat ja suhtlesimegi seal. Ja lõpuks rääkisime kõik vastastikku keeli ja jällegi näide sellest, kuidas
kuidas selline teises kultuuriruumis suhtlemine läbi spordi või ühiste eesmärkide ja tuleb ka keel? No tahaks loota, et siis aastaks 2035, et meil ei ole sellist olukorda enam Eestis, et kus kutseharidusse või ka gümnaasiumitesse tulevad nagu noored, kes on siin Eestis 9 aastat elanud, õppinud meie koolides ja ei räägi eesti keelt. Ja aga muidugi kõige üldse, millega kedagi peame silmas pidama ja mis võib ka kõva tavagaasi langus olla, et sa võid koolis ka keele selgeks õppida, aga kui ta läheb samas jälle venekeelsesse keskkonda, siis see keel kipub jälle ununema, sest me oleme näinud just niimoodi oma noorte peale, et on läinud praktikale, praktika on olnud töökohal venekeelne ja kui ta on tulnud tagasi, siis praktikalt siis keeleoskuse tase on jälle nagu langenud. Aga jääme lootma, et aastaks 2035 olukord on parem. Aga me peame vaikselt hakkama saadet ka varsti lõpetama, aga ma tahaks ühele teemale kindlasti keskenduda ja mis on, ma arvan, ka meie vaatajatele ja kuulajatele oluline. Et sul on raportis ka eraldi punkt tervisest ja tervishoiust, et sa tood nagu välja sellise mõiste nagu tervis 3.0, et ava palun seda korra. Jah, niisamuti nagu oma selles kolledžis meil on 4 kooli paneme kokku, 4 õpikohta siis on, ja me ei tahaks, et see oleks nagu liidetav, et 1 + 1 + 1 + 1, et meil on 4 vastus, et see võiks olla, äkki saaks korrutusmärgi nende asjade vahele panna. Ja selle tervisega on sama lugu, et tervis, kui me vaatame seda vana WHO või Maailma Terviseorganisatsiooni definitsiooni, ma ei tea, 52. aastast vist või sealt kandist, mis räägib, et tervis ei ole tegelikult puhtalt see, et meil ei ole haiguseid, on ju. See on tegelikult ikkagi terviklik füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund, on ju. Füüsiline, et meil on füüsiliselt terve, vaimne, et meil katus ei sõida, on ju, et meil on vaimselt asjad tasakaalus ja sotsiaalne see, et meil on ühiskonnas mingi roll, meil on mingid suhted, on ju, meil on mingi töökoht, asjad, eks. Et need kõik peavad olema olemas, siis me oleme terve, mitte et üks või teine. Ja nüüd küsimus ongi see, et kas nende 3 vahel, ehk siis füüsiline, vaimne ja sotsiaalne tervis on seal siis nagu plussmärk. Ja mul on üha enam tunne, et me räägime funktsioonist, ehk siis seal on korrutusmärk vahel. On ju? Et kui me oleme füüsiliselt terve või füüsilist ei ole terve, see mõjutab mitte ainult meie füüsist, vaid tegelikult ka vaimseid ja sotsiaalsest poolt. Kui meil seda töökohta ei ole, suhteid ei ole, sotsiaalselt oleme nii-öelda haiged, see mõjutab meie vaimset ja füüsilist tervist ka, on ju. Meil on vähem motti käia füüsiliselt trennis või ennast liigutada, meil hakkab vaimselt asi ebastabiilseks minema, ehk siis see, et on sotsiaalselt asi katki, ei ole ainult sotsiaalne probleem, vaid see mõjutab 12 ka. Ja mis ma tahan ka öelda, et kui sa paned sinna vahele korrutusmärgi, on ju, siis on see kumulatiivne kogu see asi või selles mõttes ta on selline ta on jah korrutis, ehk siis on see vastastikune sõltuvussuhe niivõrd palju suurem ja kui need kõik 3 on korras, siis see aste, mis sa selle tulemusena saad nagu tervikuna isikuna hüpata, on nii palju suurem kui lihtsalt see, et ma teen nüüd natuke rohkem trenni, et asjad on natuke paremini. Ja selles mõttes esiteks tervis on füüsiline, sotsiaalne ja vaimne heaolu ja nad on omavahel nii tugevalt lõimitud, seotud, et kui nad kõik on korras, siis see meie kvaliteet on nii palju suurem kui lihtsalt ühes või teises väike edu. See on just täiesti nõus, sest meie aastangul tegelikult 30 aastat olemegi õpetajas laastus selle mudeliga läbi viinud, et panna rõhku nii füüsilisele, vaimsele kui sotsiaalsele nagu heaolule, et kui sa tegeled nende aspektidega, siis on võimalik ka omandada eriala selliste oskustega, millega sa siis nagu tulevikus ka nagu hakkama saad. Aga mis sa nagu rõhutaksid sellise tuleviku tervise aspektist välja, millele nagu peaks tähelepanu pöörama? Ma arvan, et kõige rohkem peab tähelepanu pöörama sellele, et me unustaksime ära selle tõenäosuse, et keegi riik on see, kes meie haigelt oleku tulevikus kinni maksab. Sest me rääkisime, et inimesi on vähem tulevikus, maksumaksjad on vähem, riigil on vähe raha, juba tänaste maksumaksjate juures on meil eelarve punases, on ju, et perearstile ligipääs muutub üha keerulisemaks, on ju, vähemalt ilma rahata, on ju, oma rahast võib-olla saad kiiremini. Ehk siis, et ise ennast tervena hoida, tegeleda liikumisharrastusega, hoida enda vaimset tervist tasakaalus. Et see on see, et ühesõnaga, et mida kauem me suudame olla vaimult värske ja terviselt nagu vilgas, seda nagu parem. Et ühesõnaga, meil ei ole seda nii-öelda pointut kellegi teise õla peale panna ja lihtsalt, et me täna seda teaksime. Ja olukorras samal ajal kõike seda teades ja teades ka seda, et normaalne liikumine on selline, et sa umbes tunni liigud päevas selliselt, et sul nahk on märg. Siis on piisav. See ei ole tohutu, see võib olema spordikellasid või mingid fansid, ma ei tea, mingid atribuutikat, sörkjooksu tund aega, kiiremat rattasõitu, kiirel sammul kooli koju on tund aega täis sellist, et nahk on märg. Aga ometi 80% meie lastest ei saa seda, ainult 20% saab. See 80% on järelikult ju haiged keskealised inimesed, keda me riigina kinni maksta ei jõua, kellede haigelt olekult on ju, ja nemad ei tea seda, meie teame seda.
Nüüd on küsimus, et kui need lapsed ja noored on meie käes koolina või riigina või munitsipaalina vähemalt poole oma ärkveloleku ajast, nii kaua, kui nad käivad koolis. Et kuidas me ikkagi ei suuda mõjutada selle aja jooksul nii palju, et nad liiguksid see tund aega, siis nahk oleks märg, on ju. Ja ma oma enda koolis täna ka, meil on 6000 last, on ju, meil on iga aasta, tuleb siin 1500 võib-olla juurde, on ju, et täiesti nuputame, et kuidas metoodiliselt läheneda, et me saame neid ikkagi nii palju treenitud või füüsiliselt mõjutatud koolis, et nad saavad selle oma piisava koormuse kätte. Ja teiseks, et nad teevad ära, kui nad lähevad paljud ju kaitseväkke meist edasi või ajateenistusse, et nad teevad ära nii-öelda selle vähemasti miinimumtaseme oma selle NATO testi, et sinna sisse saada. Täna me teame, et vist 1/3 noortest teeb ära, on ju, kujutate, 1/3 teeb ära mingisuguse elementaarse füüsilise testi. No tegelikult see on jama, nii nõrgad ei saaks ühed inimesed olla, kes on füüsiliselt ikkagi enam terved, on ju. Et kuidagi jälle see süsteem ei suuda neid nii palju menetleda või mõjutada, et nad siis oleksid seda, on ju. Ja täna me päriselt siis oma koolis mõtleme, mida siis ikkagi teha, on ju. Puhta ego mõttes, ega mul ego ei käi sellest üle, kui öeldakse, et su koolist tulevad plötud välja, on ju, et ei saa siin hakkama ja siin ei jõua, ma ei tea, siin haubitsasse seda miini ikka sisse tõsta, mis kaalub muuseas 35 kilo, on ju, et peab, ta päris raske, eks ju. Et me päriselt töötamegi selle nimel ja ega see pole lihtne, et on see paar kekatundi nädalas ei aita. Täna me räägime sellest, et me tahame, et noored hakkaks ratastega koolis käima. Teeme korralikud rattaparklad kevadeks, käivad ratastega koolis, et nad liiguksid koolide vahel või 4 õpikoha vahel jalgratastega. Vaatame koos Tallinna linnaga üle need rattateed 4 kooli vahel, et nad oleksid siis turvalised, et nad saaksid nagu liikuda. Mis see tähendab meie jõusaadidele, matisaalidele ja nii edasi? Aga sul logistika või nagu siis need keskused on olemas, kus või need ruumid, kus teha saab harrastada sporti? Siin on ka tegelikult natuke, ütleme, meie oma riik, kes on siis nagu rehepappi teinud, et vaata vanasti, kui nüüd kutseharjutuskeskustesse raha investeeriti, kuhu raha ei investeeritud, oli ju nende kehakultuuri baasideks. See oli päris otsus, et sinna ei tohi euroraha teha, aga minu küsimus on see, et kui me tahame, et mingid pooled lapsed läheksid põhikooli järgselt kutseharidusse, et kas nemad pole meil olulised, kas nemad ei pea liikuma? Ma täna vaatangi otsa nendele kehakultuuri baasidele, meil kõige suurem potentsiaal on Mustamäe keskuses, kus meil on üks rohtu kasvanud staadion, meil on 2 pallisaali, on ju, et sinna me saamegi teha nii-öelda kehakultuuri keskus oma tehnoloogia kolledžile, aga me vaatame ka teisi 3 õpikohta, et me saaksime teha seal jõusaalid, leiaksime viisid siis, et nad tõesti selle rekreatsiooniga tegeleksid. Aga jällegi, nii-öelda Muba ehitati põhimõtteliselt Polütehnikumi ja staadioni kohale, eks. Et meil on Muba ja Polütehnikum on kõrvuti meil linnas, neil on 2 peale 1 pallisaal, on ju, kus ühest poolt tulevad nii-öelda kontrabassiga poisitürukud ja teiselt poolt tulevad siis nagu IT-poisitürukud, on ju, siis jaotavad seda ühte saali, on ju, kambab käsi. 2 peale kokku, ma arvan, seal mingi 1500 või 2000 õpilast, on ju. Et kutses on see sport, liikumisharrastus olnud vaeslapse osas ja me vähemalt Tallinna Tehnoloogia kolledžis nüüd püüame seda taastada, aga jah, et see on keerulisem lahendus, kui lihtsalt me räägime kekatunnist. Ma räägin korralikud suured baasid, matisaalid, jõusaalid, stata on ju, ja teiselt poolt ikkagi metoodiline ka, me peame tegema treeninggruppe, me peame saama nad ka kooli väliselt liikuma, pikad vahetunnid sinna otsa. Me arutleme selle üle, mida teha koridoridega, et koridorid kõnetaksid ja et võtta neid välja nutiseadmest. Ma räägin üks hea näide, Polütehnikumis üks päev. Jalutan mööda koridori, vaatan, et 20 lapsest umbes 18 on nutiseadmes. Kallega viskasime nalja, kes on Polütehnikumi direktor täna, et tead, 2 olid lihtsalt aku tühi. Sellepärast nad ei olnud. Et ühesõnaga, nad on kõik nutiseadmes. Ja mida teha, et nad sealt välja saada? Ja ma arvan, et kõige lollikindlam lahendus on pakkuda mingi alternatiivne tegevus. Ehk siis need samad rekreatsiooni asjad, igasugused varpseinad, lõuatõmbamiskangid, asjad, pannagi koridoridesse. Kõrvale mingid plagud, kuidas ja mida saad, millist harjutust selle asja peal saad teha, et ehk siis ka selliselt integreerida seda liikumisharrastuse võimalust koolimajadesse. Nutiseadmes olek iseenesest on ju ka arendab, on ju põhjalt siis. Ma saan aru, sa ise kasutasid näidet, et kus keegi füsioloog on arvutanud välja, et keskmiselt vist noor 200 meetrit kasutab. Ja me laseme 200 meetrit pöidlaga ja meil on peres füsioterapeut, kes ütles, et inimese pöial tegelikult üle ette nähtud selliseks liikumiseks. Inimestel on pöidal traumad. See ütles, et pöial ilmselgelt outperformib. Pöial on tegelikult haaramiseks, mitte nagu selliseks liikumiseks. Aga Veronika, meie aastangul oleme saanud investeeringud siis ütleme siis oma spordiala ja teraapia ja valmis tegemiseks ja meil oleme ka need valmis teinud ja mida ka noored kasutavad. Mida meie aastangul siis teeme just, kui nüüd rääkida sellisest füüsilisest liikumisest? Ja, et selles mõttes, et meil on nagu vedanud selles osas, et me viimaste aastatega on meil välja ehitatud ka väliala, mis toetab liikumist ja siis ka nii-öelda maandamist, võib-olla stressi maandamist.
eest, aga jaa, et me oleme ikkagi väga pingsalt otsa vaadanud sellele, et milline ka meie see sisemine keskkond on, et seesama ilm alati võib-olla ei soosi seda, et õppijad alati tahaksid välja minna, aga lisaks selle samale kehalise arendamise tundidele, mis meil on ka sees ja me näeme, et see on hästi oluline ka noorte ajuarengu seisukohalt, eks ju, ja siis meil on nii-öelda ka eraldi ruumid, meil on eraldi jõusaal, kus noored saavad ka väljaspool tunde käia, meil on need aktiivsed vahetunnid, et meil õnneks on noorsootöötaja, kes siis tegelikult ka suunab õppijaid pikkadel vahetundidel aktiivsemalt neid veetma, ma ei tea, 5 miinust mängima, mis iganes, et tegelikult me näeme seda, et sa pead looma selle keskkonna enda ümber erinevate mängude, mis iganes läbi, mis võiksid siis noori panna seda aja veetmist teistmoodi veetma aega kui lihtsalt nutis istudes. Sest et seesama teadlikkuse kasv juba noorest peale, et kuidas sinu füüsise nii-öelda areng mõjutab ka sinu aju arengut, mida see tähendab ka pikas perspektiivis, sellepärast et reaalsus on ju see, et erinevate ka vanemaks saamisega seonduvate selliste seisundite või haiguste kontekstis on oluline see, et sa teed neid ennetavaid tegevusi siis, kui on neid võimalik teha. See tähendab, eks ju, noores eas, ma ei tea, muidu meil on siin pool elanikkonda on veel ka võib-olla alates 50. eluaastast dementsuse, eks ju, küüsis, et see ka nagu ei ole tõenäoliselt selline hea variant. Et siis see teadlikkuse kasv ja see sama ka eraldi meil vaimse tervise teemasid ka väga tihedalt käsitletakse, eks ju, ka meil on integreeritud nad tundidesse, et aga jah, et me enda poolt nagu püüame ka seda keskkonda muuta aktiivsema, et nii-öelda soosida aktiivsemat ajaveetmist, aga mul on nagu hea meel selles osas, et meil Astangul on ka võimalus, et meil on näiteks ka väga vinge noorsootöötaja, kes siis väga palju mõtleb sellele, et kuidas saada seda. Ma tahaks rõhutada seda ka, et tihti me mõtleme lihtsalt teemadega hästi keeruliseks, on, et inimesed ei saa sporti teha sellepärast, et tal, ma ei tea, terviseklubi pääsete ei jõua osta või mingit saali ei ole. Tegelikult sul ei ole vaja pääset, sul ei ole vaja spordikella, sul ei ole vaja saali, sul on vaja mingit ketse, mis ei maksa suurt midagi, sa võid ka säästumarketist või katsukas saab ketsid, millega saab nagu trenni teha, eks. Küsimus sellest tahtes, on ju. Ja seesama Lasnamäe kool, on ju. Lasnamäe kõrval on meil tegelikult paepark, väga suur palk, kus me käime, meil on direktori hommikujooks, teisipäeva hommikul 7:30 on hommikujooks, käime seal, juba 5 ja 6 inimest käivad koos, on ju. Kui tuuline ilm on, siis me jookseme all Kadriorus. Me oleme presidendi lossile kõige lähem kool. Meil on Kumoni umbes 500 meetrit ja sealt edasi Kadriorg on siis veel 500 meetrit, on ju. Ja me käime Kadrioru pargis või paepargis jooksmas, eks meil on super head pargid, jällegi mitte keegi ütleb, et me ei tohi seda teha, see ei maksa nagu mitte midagi, et me sinna läheme, on ju. Et tihtipeale me otsime nagu vabadusi või ma ei oska treenida, ütleme seesama, et tund päevas nahkmärg, ei ole suurem asi teadus, on ju, et tee mida iganes, eks ju, on ju. Ja ära tee kiiremini, kui sa juba enam ei saa rääkida, sa hästi hakkad hingeldama, siis on tempo liiga kiire. Ja seda ei ole vaja spordikellad sellest aru saada. Ja mul on väga hea meel, et sa oled raportis seda just nagu eraldi punkt on selleks peatükk välja toodud, sest see on tegelikult tulevase tööturu jaoks ju äärmiselt oluline, et millised inimesed siis tööturul on, et kui terved nad on, kas nad jõuavad tööd teha, milliste koormustega nõuavad tööd teha, et see on väga otseselt ja see hakkabki pihta ikkagi juba nagu, ma arvan ka, ma ei tea, kas või lasteaiast, et noored harjuksid sporti tegema. See tegelikult ma lihtsalt lisangi, et see sama näiteks abipagari eriala, mis meil on, eks, sa pead olema võimeline pikkadeks seisuaegadeks, eks ju, et sul peab see füüsis, peab sind toetama. Aga kas need 5-6 inimest, et need on õpetajad valdavalt või ikka õppijad? Need on õpetajad, jah. Aga need on õpetajad aga me pole väga laiaks sellega läinud. Meil on seina peal kulutused, kõik võivad tulla, kes tahavad. Aga mõtlesime, et me kevadel võtame asja tõsisemalt ette, paneme seal mõne eesmärgi ka, tulevad rahvaspordivõistlused suured, et valmistume siis kollektiivselt. Et me väga suurelt ei ole käsile võtnud seda. Aga mida ma tahtsin ütelda, võib-olla üks asi, mis me võiksime nagu meeles pidada või minu meelest, mis on teisiti kui varem, on see, et kui varem inimesed olid kodus garaažid ja see oli vanaisa või keegi seal, kes õpetas putitama midagi, on ju, siis täna neid garaaže enam pole. Inimesed elavad korterites, korterid on üha väiksemad, on ju, keldreid ka isegi ei ole. Ehk siis, et
garaažis saadud kogemusi enam ei saada, on ju, nii. Ja sama nagu spordi teemaga, et täpselt sama nagu varemalt oli see, et ikkagi vanemad õpetasid nagu mingeid asju tegema ja jällegi kuskil oli garaaž, kus said ratast putitada, jälle seda ei ole. Ehk siis, et see ülesanne läheb kellelegi teisele ühiskonnas hilisemaks. No täna ma näen noored, kes, ütleme, käel motoorsed võimekused sellised, et keerata nagu ristpea kruvi keerajaga ristpea kruvi ei ole adekvaatsed, et kas ma keeran üle või mitte, inimesed ei tunneta lihtsalt, pole elu sees proovinud, on ju. No, karjääri suure expo või see Euroskills 2025 toimus mega mingi 100 000 külalist, on ju, tohutu messikeskus kinni, oskuste võistlus Euroopa oma Taaniseks. No kõige populaarsem atraktsioon lastel oli see, kus oli pandud ilmatuma suur puupakk ja neil oli võimalik nagu naelu taguda haamriga sinna sisse. Seda järjekord oli taga, et lüüa naelad puupakku sisse. Inimestel ei ole enam seda kogemust. Ja nüüd küsimus, kus nad selle saavad. Ja kool on üks koht, kus nad siis järelikult peavad selle saama ja nüüd, kui sa võrdledki täna näiteks neid samu kolledžid või tehnikakoole versus gümnaasiume. Gümnaasiumid ja õppeklassid üldiselt on ikkagi sellised klassid, kus on 10 jootekolbi ka, on ju. Versus siis sellised töökohapõhised koolid, kus ikkagi saad neid asju teha. Et ütleme, see töökodade kasutamine, võib-olla enda uste lahti tegemine ka üldhariduskoolide õpilastele võiks olla see, mis aitaks seda käelist poolt tugevdada nagu üle koolide kõigil. Nii, me peame hakkama nüüd saadet lõpetama, aga küll on lõbus teiega ja väga asjalik arutelu. Veronika, et kui nüüd võtta kokku see raport ja ka täna räägitu, mis sinu oleks sõnum erivajadusega noorele ja tema vanemale, et mida peaks tegema täna juba ja ka tulevikus ilma vaadates, et noor tulevikus hästi hakkama saaks? Võib-olla kõigepealt, et ainult rahu, aga teine asi ikkagi ka see teadmine, et jätkuvalt on ühiskonnal vaja erinevaid inimesi, mitmesuguseid inimesi, erinevate oskuste ja võimetega inimesi. Nüüd, aga mis võib-olla see ei ole nii-öelda noorte ja nende vanemate seisukohalt, et vaadake ka ise, et kus oleks võimalik nii-öelda omandada neid erinevaid üldoskusi, mitmekesistada selle noore see keskkond, trennid, ma ei tea, huviringid, mis iganes, et see pool, et seesama ikkagi erinevate inimestega kokkupuutumine, nende erinevate üldoskuste õpe on hästi oluline. Samamoodi ka tegelikult koolidele, et võib-olla ka lihtsalt mis koolide puhul üks selline mõte, et me hästi palju keskendume sellele karjääripädevustele. Aga et ka see, et aga kuhu ma edasi tööle lähen, aga et võib-olla me peaksime just vastupidi, nii Kadi kui Ott rääkisid seesama probleemi lahendamise oskused, eks ju, kriitilise mõtlemise oskused ja siis sinna juurde ka seesama ettevõtlikkusega seonduvad oskused, et kuidas ma genereerin ideid, kuidas ma neid hakkan realiseerima, kas mul on oskused üldse neid oma ideid mingil viisil realiseerida, et ma arvan, et jah, hästi palju tähelepanu pöörata just nendele üldoskustele ja nende võimestamisele. Ott, sinu poolt üks mõte erivajadustega inimeste lapsevanematele ja noortele? Ma olen selle peale mõelnud ja ka meil, kolledžis on selles mõttes, et meil on õpilasi, kes käivad kõik 4 aastat ära, saavad sellise nii-öelda noore ülikooli hariduse peaaegu, eks, ja osad, kes käivad paar aastat ära, on ju, ja lähevad otse tööturule, eks, ja võib-olla ei omanda ka seda keskharidust. Siis ma olen mõelnud, et kui kitsas või lai peab olema see lihtne õpe, mida me pakume, eks. Ja mul on üha enam, kui ma nüüd tööturgu ka vaatan, tunne, et me peame ikkagi sellist laiemat nagu meistrimeeste kooli tegema või. Et need õpilased oleksid võimelised elus erinevaid tegevusi tegema, mitte ainult ühte, et me õpetamegi, rehvi vahetame, autot peseme, autot poleerima või mingi tänavakivi vahetama, on ju, vaid et oleks nagu selline meistrimees, kes suudab nagu laiemas skaalal asju teha, et ei piirdu ainult ühe asjaga, et siis kas selles vallas tööd on või pole, et siis kas ma nagu saan midagi teha või ei saa, et kuidas iganes seda teha, eks, aga just, et seda laia põhjalisust õpetada, just see meistrimeeste kool või kuidagi sellist nagu mõelda, et ma mõtlen,
me rääkisime, teeme nüüd hommikujookse, me tihti teeme Kadrioru pargist jookseme läbi ja seal on mingi sihtasutus lihtsalt, kes koordineerib Kadrioru pargi tegevusi, on ju. Ja kujutate, kui palju töid on Kadrioru pargis, eks. Seal on mingisugune tehnoloogiapark, seal on mingid inimesed, muruniitad, mingid trimmerid asjad, on ju, mingi tehnoloogiline pool, lume lükkamismasinad, siis on seal kogu see taimekasvatuse pool, on ju, lilled, värgid, on ju, siis on osad inimesed, kes neid istutavad, osad, kes neid kasvatavad, osad, kes mõtlevad esteetiliselt välja, kuidas neid erinevad lillealad siis seal või peenrad välja näevad, on ju, et osad, kes on, ma ei tea, arboristid, tegelevad nende puudega, eks vaata, kui palju erinevaid töid seal on ju. Ja lähtuvalt sellest, kes poiss, tüdruk on rohkem nagu tehnoloogia, meelne või võib-olla esteetika või on ta rutiini taluvus hästi suur, et neid mustmiljon lille nagu ära istutada, eks, ja seda korduvalt iga kevad ja sügis, on ju, või mitu korda aastas, on ju. Et ühesõnaga töid on ennarv ilmselt seal üle selle Kadrioru pargi ja kui me mõtlemegi meie need lihtsamad õppekavad, et need lõpetavad just olla sellised meistrimehed või tüdrukud, kes sellistes kohtades töötavad ja vastavalt oma tugevustele või huvidele või ma ei tea, annetele tegelikult saavad siis nagu natuke spetsialiseeruda, aga just, et me ei pane neid nagu lukku selle õpitavaga. Et õppis abikokaks, aga äkki hoopis sobis nagu midagi muud tegema. Et see on see küsimus, et ma ei tea, kuidas seda õpetada, see on omaette ooper, aga me peaksime pigem sellise laiapõhjaliselt hakkama saavaid inimesi koolitama. Meil ongi just üks õppekava ju välja töötamisel, eks ju, mis sügisest peaks siis järgmise aasta sügisest. Mis katab nii? Mis katabki, eks ju, seal nii toitlustuse, kaubanduse kui teeninduse valdkonna. Abikokk ja et ta ongi nii-öelda laiapõhjaline 3-aastane, et... Aga aitäh praegu sellise väga, väga toreda vestlusest, aga ma tahaks teile tutvustada ka nüüd Remi. Tere, Remi! Tervist! Mul on rõõm näha sind uuesti stuudios. Eelmine saade sa ei saanud olla, aga saatsid meile ilusa kirja. Sa käisid eelmine kord Tartus tudengitele nii-öelda tutvustamas oma erivajadust. Ja kuidas sul läks? Päris hästi. Oli sisukas ja informatiivne. Okay. Et sa oled nüüd saanud seda tänast saadet ka kuulata ja mis hinnangu projektijuhina annad siis? Ei, väga sisukas saade ja see raport ise natuke lugesin ka seda, et väga sisukas ja annab väga põhjaliku ülevaate. Ja nüüd meil on traditsioon on sult ka küsida siis seda, et mis me teeme veel ühe saate. Ma arvan, et meil ühiskonnas on väga palju asju veel arutada, nii et kindlasti teeme veel ühe saate. Selge. Et aitäh sulle, Remi, et oled meil nii tubli projektijuht ja nii ägedalt vead seda algatust ja saagu siis sinu soov, et teeme ühe saate veel ja mõtleme, mis see võiks olla. Mina siis omalt poolt ka tänan veel kord Ott ja Veronikat, et siit lastevanematele ja noortele edasi ütlemiseks, et oluline on raporti põhiselt, et 2035, kui tööturg muutub, et kindlasti leiate endas kõigepealt õpimotivatsiooni, et minge õppima ikkagi seda, mida ise tahate ja lapsevanematele ka, et ärge suruge siis neid teemasid peale, mida laps tunneb, et ei ole nagu huvitatud. Teine on see, et selleks, et erialaseid oskusi hästi omandada, peab tulevikus suurt rõhku panema ka üldoskuste peale, teistega koostöö, projektijuhtimine ja nii edasi, et üldoskustele rõhk on väga, väga oluline. Ja kolmandaks, millest me ka täna saates pikalt rääksime, hoidke oma tervist, püüdke teha tervisesporti, püüdke päevas liikuda, püüdke vähemalt korragi päeva jooksul ligiseks saada, sest see on vaimule hea ja ka see aitab tulevikus tööturul olla tunduvalt võimekam kui muidu. Nii et aitäh, Veronika Kaska, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusest. Aitäh, Ott Pärna, majandusekspert ja loodava suur kolledži juht Tallinnas. Aitäh! Head vaatajad, head kuulajad, mina olin Gert Valdaru, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse direktor. Kohtume teiega järgmisel korral.